KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti, minu nimi on Ülar ja minuga siin on Kallaste. Ja Jaan, fuck see. Jou. Ja algas, jou. Ja me pidi tegelikult 4 tükki olema, aga Otil ei mänginud välja ja siis oleks olnud siuke episood, et ma ei tea, 3 tunnina minimaalselt, over-under 2 tundi 45 minutit. No me Kallastega panime ju teisipäeval 1,5 tundi kahekesi. Et nagu me oleks teinud 2 episoodi peale nagu 4 tunnise siis. Iga külaline lisab 45 minutit. Jah. See on siuke tüüpiline, aga see on siis, täna on meil ka palju rääkida, sest et väga palju vähemaks, et uudisid pole jäänud ka. Et meil on vaja läbi käia uuesti coachingu karussell, sest et siin juhtus üks suur lüke ja võib-olla potentsiaalselt juhtub veel, et neist peab arustama. Kallastel on juba väga kõht paljas, väga mitte päri. Kallastel on happy. Big trust. Ja siis me vaatame ka üle, me tegime oma siis põhijooaja lõpu power rankingut ka ära, et siis saab võrrelda lihtsalt huvitav on seda vaadata, seda nagu exercise'ina teha, et nagu võrrelda, mida me arvasime NFL-ist enne esimest nädalat, kus me oleme praegu hooaja lõpuks, nagu kui palju on see muutunud, vaata, et see lihtsalt näitab ära, kui paganama võrdne on NFL võrreldes teiste liigadega näiteks, kus on nagu iga aasta on nii palju üllatusi, meeskonnad, kes peaks head olema, langevad ja vastupidi ka, on ju. Et käime ka selle üle ja seekord meil oli 7 inimest tegid siis enda isiklikud power rankingud ja selle baasid me panime kokku siis KVR 3 power rankingu, mis läks ka ikka päris huvitavaks lõpuks. Aga enne seda, playoffid on siin, siis ka playoff bracket on olemas, et meil on veel 2 päeva aega regada ära oma playoff bracketit, mille peaaugind on siis 400 euroni kinkekaart pluss oma lemmikmeeskonna ametlik NFL-i särk on ju. Aga see peaauhind tähendab siis niimoodi, et kui keegi peab ideaalse bracket, ehk siis kõik 13 mängu ennustavad õieti. Me ei saa esimese 6-gagi hakkama, me just teile arutasime. Et see väga crazy nädal on esimene nädal juba tulemas. Aga noh, eks me täna üritame ka lõpuks ülevaate teile anda, et mis me arvame nendest mängudest ja kuhu poole me kaldume, mis võib olla absoluutne vale, aga eks me näe. Aga muidu ülejäänud selle playoff bracketi reeglid on olemas meil kodulehel, kui sa lähed meie kodulehele kavr3.ee, siis seal on see esimene suur orange tab, kliki sinna peale, siis ta viib sind lingile, sa saad sealt ära regada ja seal on kõik punktisüsteem kirjas, kõik asjad olemas, kuidas see käib, et põhimõte ongi lihtsalt see, et sa pead praegu enne playoff ära ennustama lõpliku kõik siis playoffi tulemused kuni Superbowli võitjana, et see on lihtne loogiline on ju. Aga seal on kõik täpsustused olemas ja eelmine episood me rääkisime pikalt ka täpselt sellest, et siin pole vaja rohkem jääda selle peale ja üks asi, mis ma unustasin mainida, et ennustusmängust ja Olipussidest räägime ka täna. Et ma just postitasin ennustusmängu tulemused 2 tundi tagasi ära, et nüüd, et kui te pole veel kuulnud, siis saate kuulda sellest veits. Jah, meil on siis vaja 1, 2, 3, 4, 5 asja teha, lebo on ju, 1,5 tundi. Edu meile läheb. Ma arvan, et see on, vaata, meil on tihti olnud seda ambitsioonikalt plaani, et teeme täna tunniga, ma arvan, et see on mingi top 3 kõige nagu utoopilisem plaan, mis meil alles on, et me saame selle osa 1,5 tunniga tehtud. Ja eelmine episood me lükkasime ühe sektsiooni välja, lihtsalt me ei teinud seda lõpuks, sest me ei jõudnud ka mitte kuskil omadega. Aga Kallaste, Eestis, Ameerika footis on mängida kus? Tallinnas, Tartus ja Haapsalus. Tartus saab päris mängu, Haapsalu ei ununenud ära seekord, Tallinnas saab flagi, nii mehed kui naised, tegelikult Haapsalus saavad ka naised mängida, eriti flagi, et jah, Jan ja mina oleme Tallinn Bay Ballersi liikmed ja mängime siis korra nädalas, et kui tahate mängida, eriti nüüd uus aasta, tahate uut spordiala avastada, siis võtke ühendust, uurige välja, et luban, et ei ole nii hirmus ja tegelikult pigem on just lõbus ja rõõmus, et tulge kindlasti proovima, et lahe mäng. Kallaste, pane siin kohe postri peale, ei hakka kohe mostama. Kas Jan, sina said esimene trenn, Poom pani feidi. Minu esimene trenn, Poom pani Kallastele feidi ja Kallaste korjas selle minu pea kohalt ilusti ära ja siis ütles, et esimest trennis peab ikka natuke retsima ka. Aga jäin sinna, väga lõbus oli tegelikult, nii et. Ma olen ka kogemata teinud seda täisvarastuses nagu täitsa tutikale vend on järsku niilal juba, fuck, seiks Ülar lõpeta ära. Aga kui vend tagasi tuleb müts maha, nagu siis ta jääb. Aga võib-olla tahabki vaata, et ta tahab nüüd sind maha võtta ja siis töötabki selle nimel.
võib-olla tõesti, aga igal juhul, nagu Kallas ütles, väga vinge sport, kui pole veel olnud julgust, tahtmist, võimalus proovida, siis uuel aastal uued tulemused, sest nüüd märtsikuus tuleb meil suur Ameerika footy või siis üldse Ameerika jalka nagu camp, kus on ka flag kaasatud sisse, et lähme Kesk-Eestisse suur 2 päeva 3 trenni, et seal tulevad nagu Ameerikas coach'id ja värgid, et see on nagu väga võimalus ka kõigile uutele nagu kohe alguses proovida kohalikega, siis saada kohe päris hea ka tasemel coaching ut ka. Et siis andke teada, kirjutage sotsiaalmeediasse või kus iganes platvormil te olete, et leiate ülesse küll meid. Siis, lähme NFL juurde enne, teeme selle coach'i uudised ära, sest et ma ei tea, Kallasse kibeleb seal nii palju. Loodetavasti kass on kaugel, et astusin arvuti power nuppude peale ja särk veel seljast pole tulnud, on ju. Et me käisime siis üle. Eelmises episoodis Giantsil oli peatreeneri koht vaba ja Titansil tehti juba hooaja keskel ära, on ju. Siis Falcons, Browns, Raiders ja Cardinals lasid lahti siis oma treenerid peale hooaega. 4 tükki ja kokku oli 6 kohta vabad, on ju. Ja siis nagu me natuke ennustasime, Kallaste lootis nagu fingers crossed, on ju, et äkki Ravens teeb ka midagi ja siis see tuligi ära, et mis on siis mõtted on olnud või mis on tunded on olnud viimasel 2 päeval siis Kallaste seoses sellega, et John Harbaugh ja Ravens sõbralikult läksid lahku. Jah, eks detailid tiksuvad siin välja, et võib-olla nii sõbralikult ikkagi ei olnud, et see teisipäev vist tundus jah pigem selline, et Steve Bisciotti omanik, Baltimore'i omanik, siis Ravensi omanik ja Harbaugh said kokku. Sealt tuli igasuguseid detaile välja, aga nii palju kui ma aru saan, siis Bisciotti ilmselt oleks andnud Harbaugh'le veel võimaluse, kui ta oleks koordinaatorid välja vahetanud, Harbaugh ei tahtnud seda teha ja selle vestluse lõpuks Bisciotti siis vallandas või nad läksid lahku, aga see oli ootamatu kõigi jaoks. Harbaugh ei saanud isegi oma staffile seda öelda, vaata, et see uudis tuli välja enne seda. Aga jah, tunded on kahetised selles mõttes, et mina hakkasin NFL-i jälgima 2011 umbes täpselt 15 aastat tagasi ja Harbaugh on ainus Ravensi peatreener olnud. Et selles mõttes kahju, et eile just tuli YouTube'i või Ravens pani üles mingi 7-minutilise klipi parimatest Harbaugh hetkedest ja võtab silma märjaks küll selles mõttes, et üli tore tüüp ja see, kuidas ta nagu inimestega suhtleb, on tippklass. Aga ma arvan jah, et Ravensil läheb väga keeruline nagu tema asendamisega, aga sa pead, me oleme rääkinud sellest nii palju, vaata, et sa pead mingi uue energia sisse tooma, sest lihtsalt need tulemused ei ole järgi jõudnud eelkõige selle talendiga quarterbacki koha peal ja selle tiimiga, kelle nad siin vahepeal kokku ehitanud on, et missed opportunities on lihtsalt liiga tihe olnud seal. Ja kui ma võin ette lugeda kähku, mis ta teinud ka 18 aastat, 1 Superbowli võitis, 1 korra oli coach of the year, 180 võitu, 18 aastaga 10 võitu keskmiselt, 18 aastas 12 play-off'i, ehk 66% ajast play-off'is, 4 championship mängu, kahjuks 3 tükki kaotanud neist, on ju, me kõik teame miks ja kuidas, mis seal juhtus, igasuguseid jaburid asju on juhtunud, on ju. Aga ühe Superbowli tõid ära, elasid üle selle comeback'i, mis New Orleansis oli peale, kui tuled, kust tu läksid on ju peale, kas see oli ju Beyoncé, jah, läks veits paljuks on ju. Aga Jan, sa ei ole nii kaua jälginud NFL-i on ju, aga ikkagi sinu tervel ajal on samamoodi Harbaugh olnud see peatreener Ravens on olnud üks nagu eliittiime AFC-s sellest saadikuis 2019, vaata kui Lamar põhimõtteliselt võttis üle on ju, sellest saadik on olnud nagu eliitmeeskond, et mis sa sellest lükkast arvad? No ma olen selles mõttes Kallastega nõus, eks me oleme seda palju arutanud ka, et mis peaks tegema ja mingit uut hingamist oli sinna tiimi vast vaja ja nagu mida mina olen näinud ongi see, et Ravens kogu aeg nagu koputab sinna uksele ja nagu on selle läve peal ja siis läheb midagi perse, et on see siis mingi fumble või lihtsalt mingi loll mängu lõpp, kus keegi ei püüa palli kinni on ju. Et aga ma arvan, et kes iganes Harbaugh palkab endale saab väga-väga hea coach'i, ta on, ma arvan, üks parimaid coach'i NFL-is, aga lihtsalt 18 aastat ühes kohas tekib mingi stagnatsioon ja see on paratamatu. See ongi nagu, just see, mis Ülar mainis ikka, et 2019, kui siis Lamar nagu starter oli week 1, tegelikult 2018 draftiti. Sel hooajal, Flacco oli vigane ja see Ravens oli tegelikult ju pärast Superbowli võitu pidevalt nagu siuke, pigem selline. 3 aastat järjest läinud ju play-off'ile vaata enne Lamari on ju. Just täpselt, et see nagu, nad ei olnud see tiim. Juba siis räägiti Harbaugh tööst, siis pandi Flacco sai vigastada, Lamar läks sisse, võitis mingi 6 ja 7 mängu järjest kohe esimese, sellega ta päästis ühtlasi nagu Harbaugh töö, et jah, nõus Janiga, et mis iganes tiim Giants võtab John Harbaugh, siis ta
ta toob selle nagu põranda kindlasti kõrgemale. Küsimus pigem ongi see, et kas ta nagu suudab selle tippu viia tiimi, aga kui koordinaatorid paigas on, siis miks mitte? Võta need meeskonnad, kellel on puudu, Giants, Titans, Browns, see põrand on väga madal, on olnud aastaid, et nagu ükskõik, kes suudaks selle vähemalt stabiliseeridagi kuskil, oleks okei, on ju. Aga see on, selles suhtes on ka natukene naljakas see situatsioon ju. Praegu, kui see juhtus, Ravens on kõige parem töökoht kõikide coach'ide jaoks välja arvatud Harbaugh ilmselgelt, kus ta lahku läksid, sest sul on franchise quarterback paigas ja sul on talenti meeskonnas päris palju tegelikult, on ju. Ja number 1 kandidaat on Harbaugh ka ju. On ju, et ja nüüd situatsioon, kus väide, see report on tõsine, et niipea kui Harbaugh lahti lasti, siis 7 meeskond võtsid taga ühendust. Aga meil on neid 6 vabad kohta pluss Ravens. Ravens on see üks, kes võttis ühendust sellega, et tuli pärast välja, et see oli Miami Dolphins, kes uuris ka, on ju. See ei tähenda seda, et Miami tahab võtta, on ju. Aga see on natuke kokku mu järgmise küsimusega. Meil on ka play-off'i meeskonnad tegelikult paar tükki, kus on kandidaadid. Meil on Pilsi peatreener, on ju, McDermott. Kui kaotavad see nädal võib-olla minek, on ju. Green Bay's on huvitav situatsioon, on ju, me oleme maininud sellest, et tal ei ole ju, LaFleuril ei ole lepingu pikendust. Steelersis on, aga Steelersis tundub pigem see, et kui Tomlin äkki tahab ise ära minna, et tal on väsimus, on ju. Ja Dolphins, nagu mainitud, nad ei ole play-off'is, aga seal ei ole otseselt välja tuldud, et McDaniel on jääpalli peatreener. Seda ei ole välja öeldud, see on jah siuke, et nagu seda me võtame kõik nagu iseenesest mõistetavad, sest midagi pole muutunud, aga kui nüüd, kui nad Harbauga räägivad, Miami's on varemgi sehkeldatud, et seal võib midagi muutuda veel. McDaniel ise ka ütles just kuskil, et I'm the coach of Miami Dolphins until somebody says I'm not the coach of Miami Dolphins või midagi sellist, et nagu ei tundu, et oleks nagu 100% kindel selle, aga ma arvan, et Miami'l ei ole midagi vastu sellele, kui nad lähevad järgmise aastasse temaga siis head coach'ina. Ja ma arvan ka, et lõpus ta tegi päris okei tööd sellega, mis tal oli antud see aasta, on ju. Aga lihtsalt see, miks ma selle välja tõin, on see, et nagu Bills Packers näiteks võivad otsustada ju, et nad on one and done ja Harbaugh on olemas. Et võibolla teevad nad nüüd sellepärast selle peatreeneri lükk ära, sest keegi, kes on nagu nii kõrge pedegriiga, on olemas turul, vaata. Jah, Kallaste. Et lihtsalt see Harbaugh vabanemine ilmselgelt nagu muutis kõike, et ma oletan, et paljud tiimid võibolla nagu ootasid või arimasid seda ka, aga see, et ta on päriselt kandidaadina nüüd turul muudab sind, kui Giantsil oli plaan Kevin Stefanskiga rääkida ja siis päev hiljem John Harbaugh ilmub välja ja järsku tema on favoriit, vaata, et need asjad muutuvadki nii jooksvalt, nii kiiresti. Et see teeb asja huvitavaks, mille pärast ma arvan, kui Packers ja Bills, need on 2 meeskonda, on ju, me nõustume, kes on tegelikult võib juhtuda see, on ju. Jah, Packersiga selles mõttes respekt Ülarile, Ülar on pikalt seda rääkinud, ma pole nagu uskunud seda, aga jah, LaFleuril ei ole lepingu pikendust ja see uus tiimi juht, manager, kes iganes Head Policy, mis on naljaks nimi. Et ta on öelnud välja, et tal ei meeldi olukord, kus tal treeneri leping saab läbi. Ja LaFleuri lepingul ei ole pikendust, mis nagu tekitab kahtlase küsimuse, et nagu Harbaugh treidida ei oleks tahtnud, sest ma võtaks LaFleuri nagu eile. Ja, kusjuures see oleks päris hea flip, aga mismoodi see Kallastes jälle college football, kus sa lased oma peatreeneri play-off'i lasta. Ma hakkasin ütlema just. Aga nüüd teeme korra kiiresti selle, meil on 7 meeskonda praegu. Kõige ahvatlevam töö on ju Ravens, lihtne. Jah, kui sa tahad, ma ei tea, midagi alt üles ehitama hakata, siis võib-olla Giants, aga Ravens pigem, jah. Jah, nagu sul on quarterback olemas, see on number 1 asi, on ju. Plus sul on omanikud, väga hea omanik, vaata. Ja Ravens või ainult 3 coach'i olnud. Ma just googlesin, Kallasse, kes su esimene coach oli, mäletad või? Seda nime ma ei mäletanud ja ma just mõtlesin, ma ei hakka otsima ka. Billik oli teine. Marcio Broda, Marcio Broda oli 3 aastat, ma poleks ise ka seda välja möönud, aga Billik tuli 99 ja. Ei, selles mõttes nagu see Steve Bisciotti, see omanik on teinud, mulle väga meeldib, kuidas ta tiimi juhatab, ta jääb pildist välja, kuni on vaja mingi suur otsus teha. Lamar Jacksoni draftimine oli Steve Bisciotti see nagu tõukel, selles mõttes, et ta on näidanud, et ja see ongi see, et ta rääkis selle Harbaugh otsuse väidetavalt, jällegi me ei tea, oli rääkinud mängijatega ja mängijad olid siis nagu viidanud, et jaa, selle peab ka ütlema, see report tuli välja, aga Scheffler ja teised insiderid on ka selle ümber lükanud sellega, et väidetavalt oli locker room'i kaotanud. Nope. Nagu mängijad tulid nuutes põhimõtteliselt ta juurde, kui nad said teada. Jah, seal sõltub, kes kelle kõrvas nüüd on, eks ju, et ma arvan, et selle take-idega tuleb nagu oodata nädalaid või kuid.
võib-olla tõesti jah, aga nad üritasid seda kohe lükata, et kaotasid vaata mänge, see ei ole päris nii ka, et seda me näeme, aga Ravens, kas Giants on teine siis? Minu arust kindlasti. Jah. Kuigi jah, seal võib-olla ei ole kõige parem capi olukord ja noh, ownership ja GM me teame kõik, siis nagu sul on ka lubav quarterback vähemalt olemas, sul on kaitseliin teoorias, kes on hea ja sul on nagu Malik Neighbors tulemas tagasi, et ma arvan mingile coach'ile, kes just tahabki hakata nagu ehitama ja pikemat plaani pidama, siis see tundub väga ahvatlev. Ja tegelikult teine võib-olla variant veel, aga see on nagu nii up and down olukord on Raiders, kui sa tahad esimest piki. Et kui sa usud Fernando Mendozasse, aga kõik selle ümber tundub natukene kahtlane praegu. Ja see Brady situatsioon teeb asja kohati kahtlasemaks kui paremaks nagu tegelikult nagu, sest et sa ei tea kunagi, kui palju. Kogu see ülejäänud tiim on ka lihtsalt prügi, nii et. See väga hea. See ka ei aita, aga kui me võtame, Raiders on ahvatlev sellepärast, et sul on esimese runde pikk on ju. Falconsil on talenti tegelikult, quarterback on puudu on ju, see on see suur asi. Ja sul ei ole väga viisi seda quarterbacki saada, see on see jama vaata, et sul ei ole neid pikke, et kui seal oleks see, et neil oleks enda 13. pikk, siis võib-olla veel, aga noh, ma arvan jah, see talent seal on kindlasti top 4, top 3 koht. Pluss see on ju ainult koht, kus on GM-i koht tühi vist ja kus saab tulla mõlemad korraga vaata. Sest et nagu see võib-olla teeb ka ahvatlevaks, et keegi saadki nagu, kus sa võtad GM-i ja head coach'i kokku. Browns on üks halvemaid on ju? Jah. mõni aasta veel. The Browns are back varsti. Ja Cardinals läheb ka sinna samasse kategooriasse. Kusjuures, kas ma olen, või võib-olla see on lihtsalt see, et nagu ma päriselt Arizona on kõige anonüümsem asi all, kas Brownsi töö on halvem kui Arizona oma või? Ma nagu tingimata ei nõustu sellega, kuigi AFC North, saad AFC Westis selles mõttes nagu, et ma ei tea, kuidagi sa saad vaata. Jan. Ma arvan NFC Westis nende 3 peatreeneri vastu praegu seal hakata selle tiimiga, kus kogu tiim oli vigastatud, aga ikkagi sul ei ole nagu QB paigas pikaks plaaniks. Marvin Harrisoni pikk tundub iga päevaga aina halvem on ja sul on kaitses, Will Johnsonid ja asjad nagu justkui on lubavad, aga samas ei ole nagu väga hästi mänginud see aasta eriti. Ma arvan, et see on ka ikkagi väga-väga palju küsimusi ja nad on 3, nad ei saa QB-d võtta see aasta, sest tõenäoliselt kui on 2 QB-d draftis, siis nad lähevad 1 ja 2. Vaata, need on need trendikad mingid Insta videod nüüd, et umbes, et sa oled coach 2020-ndatel NFC Westis, et umbes, et hey man, et week 1, Kyle Shanahan. Kuule, siit nädalal, eelmine nädal, week 2 ära muretse, Sean McVay. Mike McDonald on see sama seal kohe. Ja siis tuleb Mike Macki kaitse vastu ja et see Cardinalsi nagu, ma ei tea, kes selle Cardinalsi töö võtab. Tegelikult see on, keegi võtab, aga. Ja keegi võtab ikka, sest sul on ainult 32 töökohta vaata olemas, et selles suhtes see ongi, pluss raha on ka päris magus. 5 aasta garanteeritud lepik suure tõenäoliselt. See Kingsbury pilt, vaata, mis ta kunagi pani seal Arizonas, kui ta oma selles väikses villas oli, siis okei, jah, ta oli. See on okei, vaata, aga Brownsil on üks asi ka vaata, mida sa saad müüa on see, et Browns on legendaarne meeskond, see on mega vana meeskond, vaata. Kui sa selle ümber keerad, saad legendi elu lõpuni. Giants üritab seda sama asja müüa. Sest kui sa lõpuks New Yorgis saad korda, siis nagu saad legendi elu lõpuni, vaata. Selles suhtes, need on ka asjad, vaata. Aga ma loodan, et me ei pea väga sügavuti enam rääkima nendest, aga eks me näe, võib-olla tuleb siin veel mõni opening peale järgmist nädalat, et eks me näe, et võib-olla tuleb Black Monday Vol 2 on ju, kui Packers ja Bills mõlemad kaotavad. See oleks tegelikult fascinating näha ju. Sest et nagu LaFleur oleks kohe ju ka väga hea kandidaat ju. Nagu, et jah. Kui Packers LaFleuri lahti laseb, on minu arust oleks väga loll lükke, sest ma ei tea, ta on top 7 coach. Ma just läksin ütlema, et võib-olla Ravensi fännina nagu irooniline öelda, aga et kui mitu tiimi vahetaksid oma peatreeneri täna Matt LaFleuri vastu. Või siis on seal on see treidi võimalus äkki vaata, sest et seal on see tõesti, see lepingu asi, see on hea point nagu, mis suvel välja tuli juba, et mis Packersis toimub. Aga siis kandidaatidest me rääkisime eelmine episood ka, et nagu üks väike vahemärkus on see, et Brian Floresel pole ühtegi intervjuud. Nii et see tundub, et see kohtu case, mis tal on, või kõik see jama, mis Miamis oli, kõik see jama, mis pärast Miamit oli, et natukene tundub, et võib-olla NFL siis blacklistib Brian Florest praegust seisuga. Aga ei tea, võib-olla muutub. Ja üks huvitav, Raidersel lihtsalt huvitav connection Brady'ga, kuna
üks idee on sisse tuua Flores peatreeniks, sest Eibor ründekoordinaatoriks mäletavad Patriotsi Veiga, aga Raiders tegi seda Patriotsi asja juba McDanieliga, et nagu ma ei tea, kui hea kombinatsioon see on ja Cliff, selles ma mainisin eelmine episood ja Juhani, meie Raidersi fänni wet dream on siis Clint Kubiak. Ma arvan, ta on päris paljude inimeste, et ma arvan, suurem osa NFL-i meeskond loodavad, et nad kaotavad esimeses raundis ja saavad Kubiaki vabaks olla. ja täpselt, ei see ongi täpselt ja kurat, neil on pai ka ju. ja, et siis peab 2 nädalat veel ootama. Sa pead 2 nädalat, aga jah, Kubiak ju pai ajal nad ju tohivad intervjuu teha. Vance Joseph teeb ju praegu. Jah, võivad jah, aga see on ainult Zoom on ja mis iganes seal on reeglist. Üle kõne jah, aga selles mõttes jah, et kõik see liigub jah, et tundub, et Kubiak ja Stefanski ka, aga Kubiak on see värske nimi vaata ja perekonna ajalugu on päris värvikas. Jah, ja meil on Big Mike ka, eks Mike McCartney, aga kindlasti üks suur nimi, kes kui ta tahab, et lõpuks ta võtab selle Cardinalsi või ta võtab selle Brownsi töö, ma arvan. Tema on ilmselt see vend, kes võtab selle üleliigse töö jah, et lihtsalt jah, korra nagu mainida ära, ma ei olnud üldse mõelnud nende koordinaatori kohtade peale, vaata. Aga Lionsi offensive coordinatori töö on ju päris magus, kui sa oled mingi siuke noor tüüp, kes tahab nagu, kes tahab seda läbimurde teha, et sul vaata, mis talent sul seal on. Kas sa Cliff ei taha sinna või? Ma just tema pärast mõtlengi. jah, sest et olgem ausalt, nagu Cliff Kingsbury saab nagu haipi küll natuke peatreenerina, aga nagu võib-olla see oli tõesti Kyler, mis oli see põhjus, mis seal Cardinalsist tuksi läks, aga ma ei tea, tal ka ei ole väga track record vaata. Sest ma ei tea, kuidas näiteks Jan, kuidas sul on, et ma ei oska praegu Robert Sala või Cliff Kingsbury või kes iganes vaata, et kes põles totaalselt läbi oma esimeses kohas, aga ja oli noor siis ja on noor siiani. Et nagu, kuidas sa nagu näed seda, et kuidas sa nagu seda teist võimalust näeks? Mina näiteks annaksin Robert Salale praegu võimaluse ja kui mu tiim palkaks Cliffi, siis ma ei oleks ka nagu pahane, sest ma usun, et ta on õppinud sellest, vaata. Ja absoluutselt, nagu selles mõttes, et minu arust pigem organisatsioonid on nagu tihti nende noorte up and coming head coach'ide põrumise taga, sest Arizona ju, mis nad olid, algas kõik väga ilusti ja roosiliselt enne, kui see second half Cliff tuli. Ja samamoodi Jetsis ka ju Salehile, et nagu kui palju sellest oli tema süü on ju tegelikult, kui ta lahti lasti oli Jetsil mingi top 3 kaitseliigas ja nad lihtsalt kaotsid selle lolli Londoni mängu, ma mäletan, nad olid 2 ja 3, midagi olnud tegelikult nii halvasti. Omanikul oli häbi. Omanikul oli häbi ja ta ei sobinud Rodgersiga kokku. Et mul oleks väga-väga kahju Salehit kaotada, aga ma arvan, et ta on igati väärib teist võimalust, eriti kui ta mõne hea uussi endale kõrval saab. Ja eks me näe just muidugi NFL tahab teha seda võimalikult ausaks, aga ikkagi nendel treeneritel on ikkagi pisikene eelis, kes ei ole praegu play-off'is, kes saavad vabalt teha neid intekaid ja värki, et see on alati, sest et mingi määral käib ka praegu see, kes saab esimesena kõige parema vaata, et see võimalikult kiiresti nad ei taha lasta vaata seda nii-öelda coach'i välja oma siis, mis ta on siis peakontoris nii-öelda on ju, kuigi NFL õnneks pani vist ametlikult see sainida kedagi veel, aga ametlikult. Ja John Harbaugh ka, me lindistame seda neljapäeval, et John Harbaugh ütles, et see nädal ta intervjuusid ei tee, et järgmine nädal algab, et mul lihtsalt tuleb see ka ära mainida, et Antonio Pierce on Giants, siis ma tegin praegu Twitteri lahti ja nägin, et Matt Nagy intervjueerib Ravensi koha peal, siis ma pain kohe Twitteri kinni selle peale, et lähme edasi. aga selle asemel pane Twitter kinni, mine cover3.es ja vaatame ära, kes ennustusmängu ära võitis. Ja ostke merch'i ka. Jab, et kui ta merch'i pood on enne, sa pead nii scrollima merch'i poest mööda, et sa võid sealt sinna korra peatuda, vaata, et äkki leed midagi huvitavat. Ja siis mine edasi vaata ennustusmängu tulemused, sest lõplikud tulemused on seal. Aga siis, eelmine nädal, 18 nädal, mina võitsin. ma lõpetasin nädal hästi, aasta hästi, aga läks nagu Giants, baby. First pick on läinud. Ehk siis Anne Spoo ja mina olime siis 10-4 ja siis oli Unnik 9-5. jah, et ikkagi see viimane nädal me rääkisime ka Kallastega eelmine kord, et Jan, ma arvan, sa nõustud ka, et see oli natukene imelik nädal, sest et meeskonnad imelikult hakkasid puhkama oma mängeid niimoodi ja tänkimine oli ikka päris avalikult, tängiti ka vaata. Täielik crapshoot Tallases ka ju CD jooksis umbes 3 rada 50% effortiga ära ja siis läks pingile istuma ja et ma arvan, siit mingeid järeldusi ei tasuks teha, pigem üritasid kõik enda drafti positsioonilist parandada.
või siis mitte Giants, kes oleks olnud number 1 pikk, aga nad võitsid, siis said number 5 piki. Aga siis viimane nädal muutis omajagu, aga noh, meil on see reegel ennustusmängus, et top 15 parimat nädalat lähevad lõpparvestusse ainult, et vältida lihtsalt olukorda, et kus kogemata unustad ühe nädala tegemata ja siis oled kohe väljas, vaata. Ja lõpuks on meil kokku 30 inimest, kes tegid vähemalt 15 nädalat kaasa. Müts maha kõigi eest, et vinge asi, et noh, 18 nädalat ikkagi teha on päris suur number ja üle 20 oli neid, kes tegid kõik nädalad. Et nagu, mis on siis üle 66% on ju 2/3 meist. Ja top 3, kus ei muutunud. Ja see on vist esimest korda selle ajal, kui ma mäletan, et ei ole muutunud peale seda, kui me võtsime halvad nädalad ära. Ainuke, mis juhtus, oli see, et Esper võitis. Esper oleks võitnud ka 18 nädalaga. Siis Egon ja Kristjan Lints, mitte meie Kallaste, olid teisel, 3. kohal tegelikult viigis, kui sa võtad kõik nende 18 parimat nädalat, mis on ka müts maha selle ees, et sa suudad viiki ennast mängida peale 18 nädalat, on ju. Aga siis, kui sa võtsid halvimad nädalad ära, siis Egon napilt võitis teise koha, kus ta sai siis 145 võitu, aga 53 kaotust ja Kristjanil oli küll 1 võit rohkem, aga tal oli 1 kaotus rohkem, sest et sellest jälle oleneb sellest, mis nädalad täpselt arvesse lähevad, et iga nädalas ei ole sama palju mänge, ehk siis 0,2% võitis Egon Kristjanit, ehk vähemalt ei olnud tiebreakerit, et see oli hea. Ja siis Meelis oli seal 4. kohal, Kaur 5. kohal, Juhan 6. kohal, Siilak ja Marko M olid siis 7.8, meie Ott oli 9, Aaron oli 10, Pavel oli 11 ja Kallast oli 12, me saime 2 tükki top 12, there we go. Üks aasta meil oli kõik 3, ma olin ainult, kes on top 14, meil oli see esimesest tulvas läks 14 tükki, ma olin 16 lõpuks, kurat, see oli nagu päris halb. Aga siis, nagu öeldud, Esper võitis siis, Egon on teine ja Kristjan Lints on siis 3. Auhinnad on teada, kinkikaardid, et siis võitjatega võtame ühendust ja jällegi müts maha poiste ees, et nagu see 74% on siis teiseks kõige suurem võiduprotsent meie ennustusmängu ajaloos, eelmine aasta Jaanus pani kuidagi 78%. Oota, ma võib-olla sirvisin midagi, kus Jan oli? Ära küsi. Sul oli 1 väga halb nädal, ütleme nii või 2. Mul oli seal paar väga halba nädalat, kus ma mõtlesin, et ma Galaxy Brainin kogu NFL-i ja arvamuste vastu. Esimesed 10 nädalat olin ka ilusti seal top 10 olemas ja siis hakkas alla poole minema. On nagu Cliff Kingsbury. Ma scrollisin praegu, ma olen ju peaaegu, ma olen tagant poolt 4 ja what the fuck, ma olen nagu nii halvasti. Et jah, sorry, mitte ei olnud Jaanus, Meelis oli eelmine aasta, kes pani 78%, mis on nagu väga-väga suur saavutus, aga jah, Esper, väga hea saavutus, teiseks kõige parem tulemus siis 5 aasta jooksul, see oli siis 6 aasta, kui me tegime seda. Et väga vinge, et me võtame siis top 3 ühendust ja siis saame ära jagada teie auhinnad ka, et loodetavasti enne Superbowli saame need laiali jaotatud, et saab Superbowliks midagi head osta äkki. Palju õnne kõigile. Jah, palju õnne. Siis, kuidas võib-olla natuke veel raha teenida, siis olipuuste teha, olipuuste jälgida, aga võib-olla mitte meie olipuust, sest nagu, jah, me ei saa ikka... See viik 18 rikkus ära, sest siin oli meie see all to win on ju, Dallas Cowboys, Rams ja Bears pidid võitma, Bearsi kaotus, jah, see on okei, I can take that, aga Dallasest andis alla, vaata. Seda ma ausalt öeldes ei oodanud, on ju, kõik, mis nad rääkisid enne mängu. Aga siis see touchdowni parlei, kus oli seedi sees, see ma kohe mängu alguses nägin, okei, see ei juhtu, sest seedi nagu sörgib seal lihtsalt, see absoluutselt tahtnud mängida. Ja, et siis Chase sai sealt kätte, Bijan oleks ka saanud, aga holdingu toodi tagasi, on ju, ikka juhtub. Siis teine touchdowni parlei, mis oli nagu kõige longshoti üldse, siis oli Dawson Knox sees, kellel oli ühte touchdowni veerand milli. Vend sai kohe mängu alguses esimese touchdowni ja siis... See oli 5 minutiga olemas sul. Ja me läksime viimasele mängule vastu, Derrick Henry oli touchdowni vaja juba fuck sakes Kallaste, Ravens ei saanud oma Henry'le anda. Teisel poolel jälle 15 jaardi võib-olla teil oli. Et see oli siuke jama ja siis see esimene propi parlei, kus Say Flowers'il ei 1 catch puudu, Parker Washington sai kätte, aga DJ Moore nagu underperformis, aga võib-olla see oli natuke optimistlik ka. See 2,5 tundub nii väike DJ Moore'i jaoks, aga ta ei saa volüümi. Ta ei saa nii palju ja Say Flowers'iga ka naljaks, et 4 catch või mingi 140 jaardi, aga 4,5 overit ei tee. Ja, aga siis see teine, mis oli minu meelest kõige lambisem üldse, sest et see viimane propidama oli reaalselt ainult 2 siis kus Hunter Henry'l oli vaja 5 catch'it saada oma mingi raha kätte ja Marquise Hollywood Brownil oli vaja 33 jaardi, et saada oma raha kätte.
mõlemad said täis selle, Hunter Henry sai mängu lõpuks 5 catch'i teest, selle vist alguses 1 catch, kui ma eksi, kui ma magama läksin aga Caleb Williamsi passing yardid, tal oli 270 yardi vaja, ta over-under oli 235 yardi ainult, et saada 4000 esimest korda, siis Chicago Bears ajaloos ja ta sai 212. Noh, mis jäi selle taha. Bears mängis terve selle mängu nii kohutavalt, et jah, lõpp andis ainult võimaluse, lisaaeg oleks aidanud võib-olla. Ta pani vaata seal, ta äkki mingi 3. või 4. veerandil proovis paar pikka panna, ühe vaata ta viskas Indiks Avonte Maddoxile ja ta proovis paar pikka veel, ma vaatasin seda mängu, mõtlesin nagu, et ei. Et see lõpp oli jah siuke, aga selle siis järgmise nädala parleid, olibussid, sorry. Me teeme alles homme, sest et mitte ühtegi proppi pole väljas, või isegi touchdown pole väljas, mis on üllatav. Aga üks erinevus on nüüd see, et me teeme laupäevaks ka ühe, sest kuna meil on 2 mängu laupäeval, siis me teeme ühe olibusti laupäevaks, et siis peate lihtsalt enne seda ära kasutama ja siis 4 tükki tulevad pühapäevaks. Et siis me teeme paar touchdowni parleid, paar proppide parleid, meil on paar päris head proppi välja otsitud ka, mis on nagu statistiliselt neid peaks päris hästi hittima. Aga ma olen seda mitu korda ütlenud see aasta, ma ei tea, kas see kui hea see on ju. Aga hoidke silmad kõrvad lahti, et olibet.ee-s leiate kõige paremad NFL-i koefitsientid anyways ja siis olibuussid on kõik meie tehtud, iga olibuussi, kui sa kasutad neid, saad aidata ka podcasti kaasa. Et me saaksime teha laheda Superbowli ürituse on ju. Sest sinna see kõik raha läheb tegelikult, olgem ausad. Siis enne, kui lähme siis playoffide juurde, vaatame korra siis tagasi viimast korda, mitte ei ole viimast korda, aga eelmisel NFL-i regular seasonile, ehk 2025 hooajale ja meie power rankingud. Me tegime siis, nagu enne alguses öeldud, kõik meie 7 inimest, kes on see aasta käinud podcasti hostimas, tegid enda isiklikud power rankingud hooaja lõpuks, ehk siis mis seisus oli NFL selleks hooaja lõpuks, mitte see, et mis me arvame ja mis iganes, kus need meeskonnad olid sellel hetkel. Ja selle peale panime siis kokku ühise, lihtsa kiire kalkulatsiooniga ja kui me võrdleme selle power rankinguga, mis me tegime hooaja keskel, siis esimese 2 on muutunud. Rams ja Seahawks on esimene, Rams võitis napilt meie power rankingus Seattle'it, et nad on siis 1 ja 2 ja ei ole ju tegelikult üllatav poisid. Ja, absoluutselt mitte. Mis järjekorras on võib-olla küsimus, aga see, et nad 1 ja 2 on minu arust on väga selge. Ja noh, nüüd top 10 ülejäänud siuksed, kus on, kui sa võrdled meie hooaja keskmist power rankingut ja nüüd praegus, siis top 10-st 1, 2, 3, 4, 5 meeskond on tulnud kõik top 10-st väljaspoolt järsku top 10-sse sisse. Ja ehk siis ma olen top 10 ette. Denver, nagu öeldud, Rams on esimene, Seattle on teine, Denver on 3, Philadelphia on 4, New England Patriots on 5, Jacksonville Jaguars on 6, Buffalo Bills on 7, Houston Texans on 8, Chicago Bears on 9 ja San Francisco 49ers on 10. Ja nendest need 5 meeskond, siis Broncos on tõusnud 9 kohta, võrreldes hooaja keskmise power rankingu. Jacksonville Jaguars on 13 kohta tõusnud, Houston Texans on 9 kohta tõusnud, Chicago Bears on 5 kohta tõusnud ja San Francisco 49ers on 5 kohta ka tõusnud, et Broncos on lihtne ju, nad peavad tõusma, kui see on number 1 seed on ju. No see kattub selle võiduseeriaga, mis neil ka oli, vaata. Ja sama ju Jacksonville'iga ka ju. Just. No Jacksonville ja Texans, kes on need kõige suuremad tõused, meil siin on lihtsalt järjest võitnud ritselt palju mänge, et hooaja teine pool mängisid mõlemad tiimid väga hästi ja hooaja keskel nad olid sellises väikses augus, vaata, me ei teadnud, mis Jacksonville on, me ei teadnud, mis Texans on, vaata, Texans alustasid 0-3 ja sai play-offi ja viimati, mis meeskond selle tegi, oli Texans 2018 aasta, vaata. Nagu, ja seal oli veel ju see, et see võiduseeria algas 3 Davis Millsi mänguga äkki või? Või oli, kahe poole Davis Millsi mänguga. Just, et Stroud oli veel väljas ka seal, et Texansi tõus on ikka nagu, jah, me oleme pigem vaata rääkinud Jacksonville'ist ja Denverist samamoodi, aga tegelikult see Houstoni hooaja lõpp väärib ka ikka tunnustust. Ja Chicago ja San Francisco ka tegelikult ja hooaja keskel, vaata San Francisco oli see vigastust asi, Jan teab eriti hästi on ja. Siiamaani on. Ja Bears ei uskunud keegi tegelikult, olgem ausad. Et nagu see oli see probleem, nad ju tegelikult ju alustasid aeglastega, siis nad hooaja keskel, nad olid juba päris okei meeskond tegelikult. Aga lihtsalt keegi ei uskunud. Ja, aga nad ei suuda ju niimoodi võita hooaja lõpuni. Nad ju peavad kaotama. Et ja siis kui me lähme tahapoole ka, siis Carolina Panthers on ka suur hüppaja tegelikult, kes on siis tõusis 21. kohad 16. kohale, mis on naljakas. Meil on Ravens ja Lions on ees Carolina Panthersist ja Ravens ja Lions ei läinud play-offiga, Carolina on play-offis, vaata. Aga minu meelest ei saa siin vaielda ju.
ega see väga üllatav vist ei ole ja kui ma saaks NFC-s play-off'i vastase valida Carolina ja Detroiti vahel, siis ma tean, mis valiku ma teeksin. tõesti. Et ja suurimad kukkujad on siis Detroit Lions, kes kukkus siis hooaja keskelt, kui me tegime see power ranking 10 kohta. Ravens kukkus 6 kohta, Tampa Bay kukkus 7 kohta, Colts kukkus 13 kohta ja Kansas City Chiefs kukkus 22 kohta. Ma ei tea ikka veel, kuidas me olime hooaja keskelt Chiefsi 3, aga igatahes ta oli seal meil. Ei no ma räägin, mina panin mingi teiseks või midagi. Minu jaoks ta kindlasti kardan seda Boogeyman'i. Ma tegin praegu seda, nad olid 25, ma korra mõtlesin, et äkki peaks mingi top 7 panema igaks juhuks, vaata, et äkki mingi kõrdi Mahomes'i needus tuleb, võtab mind ka ära. Eks muidugi vigastuse mängisid rolli ja lõpuks vaatame, see Minshew sai ka viga kohe ju vaata ja siis see Olukon või kes selle 3. quarterback nagu jah, see täitsa õnnetusunnik on ju. Aga siin, need on need suuremad liikuvad ja ma loen ette ülejäänud rankingud ka, aga me paneme selle üles ka meie sotsiaalmeedial, et saate ise peale vaadata ja kirjutada ja kommenteerida kaasa, mis te arvate sellest. Ehk siis 11 on Los Angeles Chargers, 12 on Green Bay Packers, 13 on Pittsburgh Steelers, 14 on Detroit Lions, 15 on Baltimore Ravens, 16 on Carolina Panthers, 17 on Tampa Bay Buccaneers, 18 on Minnesota Vikings, 19 on Atlanta Falcons, Dallas Cowboys on 20, Colts on 21, Bengals on 22, Miami Dolphins on 23, New Orleans Saints on 24, Kansas City Chiefs on 25, New York Giants on 26, Washington Commanders on 27, Cardinals on 28, Browns on 29, Tennessee Titans on 30, Las Vegas Raiders on 31 ja New York Jets on 32 ja New York Jets oli meie kõikide 7 inimese arust viimane meeskond, ehk siis nad võtsid full punktid nagu, see on esimest korda, kui meil on juhtunud see, kui me oleme seda teinud. Selle nimi on antirekord. Ja, aga Jan, kui sa vaatad üldiselt peale selle, mis me juba rääkinud oleme, aga mida me veel maininud ei ole, mis sul veel silma jäisid rankingus meil ju? On midagi? Mul on nagu, minu arust on selgelt see aasta eriti nagu tiimide grupid tekkinud, et mul oli väga raske neid nagu 1 kuni, eriti ütleme siis 3 kuni 7 näiteks panna. Aga ma arvan väga selgelt, et kui siin võtta, et Rams Seahawks võib-olla on teistest natukene paremad, aga siis on Broncos, Eagles, Patriots, Jaguars, Bills nagu ütle neist, kes parem on. Samamoodi minu arust järgmine grupp on seal Texans, Bears, Niners, Chargers, Packers, Steelers, kõigil on nagu mingi vigastused ja suured küsimused, aga nagu samas me oleks üldse üllatunud, kui mõni neist tiimidest nagu championship roundi välja jõuab näiteks. Ja sealt edasi samamoodi, et minu arust on nagu väga-väga seda, kui ma hakkan play-off'idest rääkima kohe, et seda on näha ka, sest kõik nagu mängud on nii võrdsed, aga väga raske on nagu sellist nagu järjekorda teha, samas nende gruppidega, mis meil siin tekkisid nagu järjekorras üldiselt, ma olen nagu väga rahul ja samal meelel. Kallaste? Ja ei, ma arvan, et enamus on öeldud, lihtsalt jah, see on alati nagu power rankinguga on see jama, see on nagu sealt just tagumises pooles, võib-olla sealt 20 allapoole, vaata seal nagu paned jumala lihtsalt nooli ja siis lased mingi 6 tiimi paika ja siis kui mõtled, oota, see läheb sinna poole, tegelikult oota, see läheb sinna, et naljaks ongi, et mingi top 16 või need ütleme play-off'i ja siis play-off'i läve peal tiimid põhimõtteliselt, need läks suht kiiresti ja siis kuskil mingi 27 juures ma hakkasin, et oota, kus see Titans läheb nüüd, keda kotib? Ma panin Jetsi ja Raidersi paika esimesena, ma tean, see nende 2 ja mul oli ka kusjuures ma vist panin isegi Raidersi kõigepealt viimaseks ja siis täites sain aru, et Jets on nagu katastroof. Ja ma panin siis top 13 ka, millest Jan rääkis, ma panin näed kõige paika, aga siis ma hakkasin lihtsalt mängima omavahel, mis ma arvan omavahel ja siis ma hakkasin mõtlema, okei, palju ma panen meeskonda Carolinast ette, vaata. Ja mul oli täpselt sama. Ma enda maast panin Buccaneersi Minnesotaga ette kui Panthersist. Ja mina panin Vikingsi kindlasti ette, et nagu, minu arust ongi nagu Panthers, Bucks, Vikings, Falcons, Cowboys isegi on nagu suht sama tiimid kõik nagu, kui nad play-off'i saaks, nad võiks vabalt see mingi 7 seed olla ja seal 10 tuppa saada, aga nagu väga vahet ei ole. Ja, aga lähmegi siis meie super wildcard weekendi juurde, muideks lihtsalt täna öösel, ta on neljapäev on jah, täna öösel on ju esimene kolledži mäng on ju. Jep, täna. Ja siis homme on teine poolfinaal, kolledži poolfinaal ja siis laupäeval on kohe NFL ja pühapäeval on NFL ja esmaspäeval NFL, et meil on päris ja 5 päeva järjest, et kui kellelgi on viitsimist üleval olla ööseti, saab väga kvaliteetset Ameerika jalgpalli vaadata. Reede öösel, ma kiiresti ütlen meil vahele, reede öösel on Oregon, Indiana siis kell 2:30, kus mängivad võib-olla drafti top 2 valikut, et sõltub. Oota, reedel, sa mõtled siis nagu täna nüüd öösel või? Nagu reede öösel vastu laupäeva, reede öösel vastu laupäeva, jah. Et kell 2:30
6:30 siis laupäeval Eesti aja järgi on Oregon Indiana, kus siis Mendoza versus Dante Moore tuleb väga-väga lahe mäng. Ja kas ma arvan, et Oregonil on reaalne võimalus võita. Jah, ja kui Indiana peaks kaotama Kurt Signedi NFL-i baas hakkab ka kasvama, ma arvan. Ma olen ta nime juba näinud päris palju läbi käimas seal jah, et kui tõenäoline kandidaat ta tegelikult on. Mendoza ja Zagneti, sorry. Ei, see on hea point, mis ütlema hakkasid jah. Ja Mendoza ja Zagneti koos Raidersisse äkki. Samamoodi toovad selle tiimi nagu täiesti prügist välja, kes on olnud NFL-i nagu laughingstock pikalt ja mingi mõte seal taga on. Ja Kurt Signedi saab jälle Google me pressikal öelda põhimõtteliselt. Ja tõesti Googleda see vend on ainult võitnud igal pool, kus ta läinud, aga see on kolledž on ju. Siis ma lisan ühe viimase asja paranduse eelnevast. Brian Floresel on üks intervjuu Baltimore'iga. Kas Ravens on see ainuke, kes annab talle selle või? No, mis nime ma taga ajanud olen viimased... Hakkas sügelema praegu, sest ma ei tea, kellelt, kui ta olete vähegi kuulanud see viimased 6 aega, 2 kuud, siis poole see läbi käidud ikka. Ma tean, et osad tiimid vahetavad mingi 2-3 aasta tagant, eks ju, Ülarani, aga minu jaoks see tuleb ülimalt põnev kuradi off-season, no jumal lahe on. Ma naudin täiega. Ma sokke nii, et no tavaline asi. Ma pole ammu niimoodi nautinud elu täiesti lõpp. See on kõige parem asi, mis see juhtud, mitte play-off'i saamise puhul. Aitäh kuradi see Tyler Loop, et sa mööda lõid selle viimase. Aga siis laupäeval hakkab pihta NFL-i play-off'id on ju. Wildcard round, esimene mäng on kohe kõige suurema spreadiga, kus Los Angeles Rams läheb siis Carolinasse Panthersi vastu. Rams on 5. seed, Panthers on 4. seed on ju, sellepärast Panthers saab selle koduväljaku mängu, kuna nad võitsid oma divisioni 8 võitu, 9 kaotust on ju. Ja tänu sellele on ka Rams 10 poole punktised favoriidid. See oli eile, ma ei tea, võib-olla see juba muutunud, aga need muutuvad päris palju. Et see on siis Panthers joks esimene play-off'i mäng 2017 aastast ja esimene siis kodu play-off'i mäng 2015 aastast. Cam Newton tuuakse kohale, see oli suur announcement, et see on vinge olema, aga Kallaste, mismoodi Panthers suudab võita Ramsi siin mängus? Eriti veel arvestades, et nad juba korra mängisid ja see oli võib-olla NFL üks selle hooaja üks suurima upsette, kui Rams kaotas on ju. Samamoodi. ja Rams'id tuleb samamoodi. Ja nagu, või noh, selles mõttes, et noh, sul peab natuke joppama Panthersina kindlasti, et noh, Stafford peab sulle viskama paar kingitust ilmselt või midagi sellist. Aga noh, kui sa suudad seda mängutempot nagu dikteerida, et noh, nad hooaja lõpus selgelt ei saanud vaata jooksu käima enam, siis vahepeal, kui Rico Daudal jooks mingi 200-jaardiseid mänge ja siis nad said selle Chubaga selle kombinatsiooni käima. Et noh, neil on vaja seda mängu nagu kontrollida mingil määral. Ma nagu ründes on jah? Ja ründes just ja ma nagu näen tegelikult suhteliselt teravat eelisena Jalen Coker on 6-3, T-Mac on 6-5, nende vastu tuleb Emmanuel Forbes ja kes iganes veel, et Roger McCreary, see on 5-9. Big Price Young on too. Ei no mis vahet seal on, pane siin äärejoone peal. Et noh, ma nagu lihtsalt näen, et seal nagu äärejoontel võib olla, et noh, ma ei tahaks nagu panna Rookile ja teise aasta tüübile undrafted vennale nagu seda koormust peale, aga ma arvan, et paar pikka play'd äärejoonele võib seda mängu natuke muuta. Ma kohe vaatan, mis see ilm on. Laupäeval mäng on jah? Jah. Kurat sajab, see ei ole hea. Kas Panthersi võimalus võita ei oleks seda veits nagu Eagles mängida selles mõttes, et sa jooksed, sa võtad pikkasid sööte nagu sideline'idele, kus sul suurte receiver'itel on eilis on ja mängid safe sööte välja, kui maja siis pandid, lihtsalt üritad palli kaitsta. Noh, see, et Vihman ei ole hea, sellepärast, et see, mis seal Tampaga mängus toimus week 18 oli ikka ropp, see ei palus vaatamine. Aga ja sa loodad lihtsalt sellele, et Rams teeb mingi palli kaotus mingi hetkel suudad selle ära nagu karistada, et lihtsalt hästi safe jooksed, sa loodad, et sa saad lihtsalt Rico Daudali rohkem käima kui eelmine nädal, sest ma ei näe mingit muud võimalust väga, kui et Panthers võidab selle mängu, sest kuigi Rams on viimasest 4 nädalast, ma ütleks, et 2,5 on selline suhteliselt küsitav välja näinud, eriti ründes. Ja ma ei tea, kui palju just see Cardinalsi G-League'i tiimi vastu nagu 400 touchdown'i viskamine tähendab. Noh, samas äkki Stafford sai ennast käima, sai veits ennast kindlust tagasi, kuigi ma ei tea, kui palju tal 37-38 aastasena seda vaja on. Aga ma arvan, et see võimalus, kuidas Panthers võidab, on see, et nad lihtsalt teevad selle mängu lühemaks pikkade drive'idega, mängivad kindlalt, hoiavad palli käes.
aga lihtsalt seda rünnet kaitsta ja nagu seisma panna tuleb väga-väga raske, eriti sest Davante on tagasi. Ja noh, esimene mäng juhtus ka, et Staffordil oli 3 palli kaotas seal mängus, vaata 2 interception'it, 1 red end zone'is ja 1 fumble mängu lõpus, vaata. Ja Bryce Young suutis vaata 2 seda suurt 4th down conversion'it tegi T-Macile ja vist teine oli Cockerile, kui ma eksi. Et see on nagu viis ja kuidas nad, no see on klassikaline ju, kuidas halb meeskond võidab paremat meeskonda. Kontrolli oma ründega seda mängu käiku ja hoia võimalikult palju nende rünnet väljakut maas, vaata. Ja noh, ja võida turnover battle, eks, et noh, see on see põhiasi, mis öeldakse, et täpselt, et kuidas nõrk tiim saab võita, et noh, jällegi see on any given Sunday, aga jah, kõik see pikk jutt nagu Panthersi kohta ja siis noh, tegelikult on see, et kas Puka Nakua teeb 200 jardi või? Jah, ja Puka siis lõpetas NFL-i kõige rohkem catch'i oli ka see aasta, 129 catch'i on ja teiseks kõige rohkem jaardi 1700, see lõpuks oli üllatav tegelikult, ma unustasin ära, et ta nii kaugel oli sellega ja Davante Adams on tagasi ka ja kui sa tahad nagu pettimise koha pealt, siis Panthersi kaitses on räige auk tight endidels, et Kobe Parkinson ja Higby mõlemad peaks head match-up'id, Ferguson on veel väljas, et nad kolmas, keda nad kõiki kasutavad ka, aga üks asi, mis Rams'i rünnet võib-olla natuke võib tagasi hoida on see, et Rob Havelstein, nende right tackle on niikuinii väljas see mäng, et võib-olla järgmine nädal on tagasi ja Kevin Tutts on nende superstar guard. Ei pruugi ka veel tagasi olla, et nagu Derek Brown on seal keskel, et kui Derek Brown suudab selle mängu kontrollida ja Nick Scott on väljas, on ja, et see on jälle, see on see tavaline asi, kuidas Giants võitis paganama 17-0 Patriots, 18-0 Patriots ja sul oli kõva kaitseliin on ja ründes otsib palli on nagu tavaline viis. See on ju, jah, see on see põhiasi, et võib-olla üks mingi väike touchdowni nipikene veel, Davante Adams on tagasi, ta on sisuliselt nende goal line back põhimõtteliselt, et Staffordile meeldib teda otsida, et see on ka üks variant. Ja aga muidu statistiliselt igatepidi Rams on favoriit, neil on parem meeskond, et see Ramsi koha pealt ka üks nimi, keda me väga palju pole maininud, Puna Ford, just jooksukaitse pärast, ta on üks suuremaid additioneid olnud sellel off-seasonil ka, et Ramsi vastu sa saad natukene power run'iga joosta tegelikult, et seal Taudalil ja Hubbardil, kui nad saavad selle õige flow kätte, et seal on võimalus, et loodetavasti päris mingi blowout pole, aga pigem kaldume sinna poole, et tuleb blowout, siis järgmine mäng laupäeval, me siis Eesti järgi pühapäeva vara hommikul kell 3 öösel on siis Green Bay Packers läheb Chicagosse teist korda sel aastal, siis 3. match-up Chicago Bearsi ja Green Bay Packersi vahel. Ja esimese week 14 Packers võitis see 28-21, oli seal lõpus, kui Caleb viskas selle interceptioni, kui nad olid tagasi tulemas ja week 16 mängisid siis teist korda, kus Bears võitis 22-16, seal oli see onside kick ja seal oli see lisaaja touchdown DJ Moore'il on ju, et mõlemad mängud olid close'id ja siin ka eile, ma ei ole praegu, peaks guugeldama, eile oli veel Packers 1,5 punktilised favoriidid Versil. Siiamaani on. Siiamaani jah, okei. Et mis on nagu tegelikult natuke üllatab minu meelest. Jordan Love on küll tagasi, aga Green Bay võitis napilt selle week 14 mängu, kus neil veel oli Micah Parsons. Ja enam Parsonsi kaitses on auk, et nagu, Jan, mis sa arvad sellest spreadist ja nagu sellest, et see on nii close mäng on? See, et sellest on päris palju muutunud, kui ma siin viimati käisin ja Packersi propagandat suure suuga levitasin, et Maika on vigastatud, Jordan Love sai vigastada, Malik Willis sai vigastada, Packers kaotas viimased 4 mängu see hooaeg. Ehk siis trendid on nagu halvad, samas see, et see Packersi tiim ikkagi hoolimata sellest kõigest favored on, tähendab, et Vegas teab midagi rohkemat kui meie. Minu arvustest, kui ma peaks pakkuma kõhutunde pealt, ma ütleks, et Bears kodus mingi 2,5-3 punktiga favoriidid võiks olla. Samas Packers on ju ajalooliselt Chicagos olnud, Chicagot omanud, ütleme siis niimoodi. Ja kõik need storyline'id, mis sealt nagu välja tulid või mis hakati rääkima, need cheese graterid, mis pähe pandi Bearsi poolt, kui nad võitsid on, et ma arvan, see kõik on nagu bulletin board material. Ja Bearsil on muidugi ka see, et kõik on ju tegelikult esimest korda play-off'is, head coach'ina Ben Johnson, Caleb Williams esimest korda play-off'is seal tiimis. Need, kes seal pikemat aega olnud on, mõned draft pickid mõne viimase aasta jooksul ei ole ju play-off'is käinud keegi. Et ma saan aru sellest, et miks nagu see on nii close mäng, aga ma olen ikkagi üllatunud ja mõtlen, et see on veits kahtlane, et Packers favoriit on. Aga
eks nad peavad ka oma ründe ja eriti kaitse nagu joonde saama, sest viimased 4 nädalat on koledad olnud. Ja noh, Packers polegi võitud peale seda, kui nad viimati week 14 võitsid Bearsi ja nad 4 kaotust järjest võtnud, mis üldse üllatavad, et Lions, sul oli kuldne võimalus play-off'i saada ja te ei saanud hakkama nagu täitsa sõge tegelikult. See kiiresti veel vahel, et see Tallase haibist, mis siin vahepeal oli, kui nad alguses mingi Pickensega hästi mängisid ja selle treidi endale tegid, et D-line'i tugevamaks teha, siis nagu tuli välja, et kogu nende kõige tähtsam asi, mis nad see hooaeg tegid, oli lihtsalt see fucking week Packersiga, mingi week 3 Sunday Night Footballis või mis iganes see oli, mis keeras kogu NFC standingu lihtsalt tuksi ja mis rikkus mingi 3 tiimil võimaluse play-off'i saada ära, sealhulgas Vikings ja Lions. Jah, kes lõpetas mõlemad winning rekordiga ju ja ei saa play-off'ist väljas on ju. Et aga Kallaste, kui me vaatame, Jordan Love alustab, kuskil ma nägin seda miimi, et Packers had to announce Malik Willis is out, et they have to go with their backup quarterback Jordan Love, sest Malik Willisega meeskond mängis päris hästi tegelikult. Et mis sa ilmselgelt Packers peab ründega kontrollima seda, kaitset sa ei saa usaldada ja Bearsi kaitse on ju vaata. Me nägime, küsis Janni käest, kuidas San Francisco rünne nägi välja selle kaitse vastu, vaata. Ma olen väga erutunud terve see mäng. et siis ongi teistpidi, siis on ju Caleb ja Õlul on päris palju siin mängus. Ja just, ma just ütleks ise sama, et noh, see kaitse me oleme terve hooaja rääkinud, vaata, et see turnoverite saamine, noh, see ei ole stabiilne viis, see ei ole nagu viis, kuidas kaitset ehitada, et me püüame hästi palju interception'id, sest seal on nii palju joppamist taga ja kohe, kui sul seda ei ole, San Francisco riputab 40 punkti sulle. Et Calebiga, ma täna just kuulsin, ma võib-olla eksin mingite faktidega, aga kuskil just räägiti, et Packers äkki see esimene kohtumine siis see aasta nende vahel, Jeff Affley saatis Calebile tohhu ja cover 0. Blitzis, täiega pani surve peale, mida Packers tegi see aasta ainult JJ McCarthy ja mingi prügi quarterbacki vastu veel, et Jeff Affley nagu arvamus Caleb Williamsist hooaja algus vähemalt oli see, et või noh, hooaja keskpunktis oli see, et ta on blitzitav ja aga teises mängus jällegi Caleb nokkis, aga teises mängus ta oli, vaata teise mängu storyline, mul tuli just praegu meelde, oli ju see, et esimesed 3 veerandit oli Packersi kaitse räigelt ja siis viimasel veerandajal nad said Ben Johnson ja Caleb said hakkama, et siis nüüd ongi, see hea point, nüüd on huvitav vaadata, kuidas Packers sellele läheb vastu, vaata. Ja noh, teistpidi saan nad, noh, ütleme Ben Johnsonile 2 täismängu enda kaitset nagu näha, et noh, siin nagu tegelikult ongi see küsimus, et nad kohtusid hooaja lõpus 2 korda, et kas, noh, see on alati see, et kas kumbki tiim hoidis midagi tagasi, vaata, et noh, et see on see asi. Noh, ma arvan, et kõik see, ütleme see 2 või 3 punkti, mis sa saad koduväljaku eelise eest, -2 või 3, mis sa siis kaotad kogenematuse eest. Ma ei tea, kui ma arvan, Ben Johnson nokib selle kaitse lahti, ma arvan, Bears paab hullu siin mängus. Okay. Ja noh, üks, kes aitaks seda Bearsi rünnakt kaasa on ka Rome Odunze, kes on kõige suurem vigastus vaadata, jälgida siin, et ja valetasin. Braxton Jones on tagasi ju, by the way. Ma ei tea, kas nad tahavad teda panna left tackle peale, ta pole vist mänginud oktoobri keskelt, sest ta oli nendest siis noor left tackle, kes see viga. Chicago on haruldane meeskond, kes tegi ühe off-seasoniga oma ründeliini korda, vaata, et noh, seda üldjuhul ei juhtu, aga nad suvel lihtsalt läksid kulutama ja said hakkama. Ja lisaks sellele Kyler Gordon, nende star cornerback tuleb tagasi teist korda see aasta IR-ist vist või mis iganes. Ja et nagu eriti, kui sa vaatad Nashon Wright, kes on lahe story, tal on NFL-is üks kõige rohkem teises kõige rohkem vist interceptionid oli hooaja lõpuks, aga ta annab ka touchdown'e sama palju, kui ta võtab neid, nii et nagu ta on see Trevon Diggs'i situatsioon, kus ta nagu annab ka tegelikult palju. Interceptionid võivad, noh, Deion Sanders ka, aga jah, Kyler Gordon, ma arvan, tegelikult võib siuke väike X-faktor olla, sest vähe sellest, et ta on, noh, ta on nickel selles mõttes, aga vähe sellest, et ta on coverage'is väga hea, ta on ülihea blitzer. Ja noh, et nüüd näemegi, kuidas see Chicago, aga jah, kui Packers saab terve Josh Jacobsi käima, siis noh, ma arvan, et need Christian Watsonid ja siuksed tüübid, need teevad ka, et see võib tulla väga vinge mängijate arvestades, et see toimub Chicagos. See annab nagu minu arust natuke juurde sellele kõigele. Ja Bearsil on üks halvimad jooksukaitsed, Jacobsil on hea match-up, aga jällegi, kui terve on Jacobs ka, viimased nädalat on põhimõtteliselt ei ole mänginudki, et see on üks asi, kus vaadata, mille Packersi fännid loodavad on ja Bearsi koha pealt kaitses, lihtsalt see on see bend but don't break, me jõuame varsti San Francisco juurde, see on sama asi, kui need kaitsest, lihtsalt bend but don't break, nagu proovi turnoverit saada ja ürita red zone'is field goal'id ja lasta, sest et ma ei usu, et muidu väga suudavad peatada neid Packersid, jah. Kiire breaking news, Buccaneers vallandas offensive coordinator Josh Grizzardi. Ma just ma mõtlesin, et ta oli praegu Todd Bowles'i ka siia või? Okei. No, siis Cliffil on rohkem töökohti, on ju?
Järelikult nad vist siis pigem ikkagi jäävad Bowlesiga, seal oli ka veidi kahetisi reporte, et kui nad koordinaatorid lahti lasevad, siis paistab, et kuigi see tiim suht kvittis hooaja lõpuks Bowlesi peal, mulle tundus ka. See oli lihtsalt nii naljakas paralleel selle vahel ka vaata, et John Harbaugh ilmselt sai kinga selle pärast, et ta ei tahtnud Todd Monkenit lahti lasta, siis Dan Quinnile öeldi, et lase koordinaatorid lahti, Dan ütles okei. Kohe. See vaata, mis ma Hendrikule ka meie teise Giantsi fännile ütlesin ka, et üks asi, mis ma Harbaugh juures võib-olla natukene ei ole kõige parem asi, see, et ta hoiab kinni oma sõpradest liiga kaua, ta võtab oma sõpru sinna, vaat see on nagu perekonna business natukene. Küsi Jakobsoolt selle kohta, Jakobsoo kui kaua oli meie lemmik ründekoordinaator, kes Chargersis on ründekoordinaator seal on ju, et see siuke, jah, see on üks asi, mis on, sa tahad lojaalne olla, aga mingist hetkest sa pead selle kuradi juhtme seinast välja ka tõmbama, on ju. Aga siis Packersist Bearsist saime räägitud close game, see on suht coin flip game, me pärast episoodi lõpus teeme ennustused ka ära, mis ma arvan, kes võidavad, siis kuidas me rääkisime sellest mängust, ma arvan, me teame, kuhu poole me kaldume kõik, aga siis pühapäeval on meil 4 mängu ja esmaspäeval 1 mäng. Pühapäeval esimene mäng Eesti aja järgi kell 8 õhtul, super prime time Eesti aja järgi ja me saime väga hea mängu ka siia. Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars ja mäng on siis Jacksonville'is. Jacksonville on siis number 3 seed, Buffalo Bills on 6 seed. Vigastuse koha pealt Buffalo Billsi kaitse on natuke bang upitud, aga kõik peaks mängima lõpuks, et need limited värgid, et midagi suurt siin ei ole. Ja Bills on samamoodi Wordsil 1,5 punktisest favoriidid ja Jacksonville on see underdog. Ja nagu Jacksonville'i peatreenerile meeldib öelda, et me oleme siis we are the small market team and nobody believes in us. Sean Paytonile meeldis seda öelda, sellepärast Liam Cohen. Ja peale seda Liam Cohen lihtsalt sõidab sellega igale poole. Ta ütles Rich Eiserile, tal esmaspäeval käis seal tal rääkima, siis ütles nagu palun korda seda nii palju, kui sa saad see nädal, et ma lihtsalt tahan, et mu meeskond näeks seda. Ma ei tea, tegelikult Jacksonville on lahe story, aga kõige suurem storyline, mis on selle nädala jooksul seoses selle mänguga välja tulnud, on see, et see on Josh Alleni parim aasta võitlus minna Superbowlile, sest et AFC-s sul ei ole Mahomesi, sul ei ole Lamari, sul ei ole Joe Burrowt seal, kes on alati ees olnud talle, et Buffalo Bills jõuaks on ju championship mängule, aga ma võiks ka argumendi tuua, et see Buffalo Billsi meeskond on üks halvim, mis on Josh Allenil olnud, on ju. Mul oli sama reaktsioon sellele kõigele, et et see jah, et umbes, et Lamar pole talle kunagi ette jäänud muidugi, aga Burrow ja Mahomes, et see on üks asi, aga see, et sul on üks NFL-i halvemaid jooksukaitseid, see, et sul Josh Allen, ma ei tea, milline liiges, tal ei ole enam vigane, ja püüdjaid ei ole täiesti, et see ongi see, et nagu, et jah, Mahomes ei ole tõesti see nagu on pluss, aga vastupidiselt sa pead mingi Denveri kaitse vastu, pead Jacksonville'i kaitse vastu kõigepealt ära tegema, New Englandi vastu või kelle iganes vastu, et see Bills on ikka korraliku mäe ees praegu ja kui nad sealt üles ronivad, siis Josh saab igavesti respekti minut. Ja, aga siin match-up'is iseenesest see kaitse, jooksukaitse, jah, tõsi, aga Jacksonville ei ole ilmtingimata nagu domineeriv jooksurünne, vaata, nende tugevus on just söödumängus, kus on ka Billsi kaitse tugevus tegelikult, et nagu statistiliselt hooaja peal nende söödukaitse on väga hea olnud Billsil, aga jälle, kui sa vaatad rosterit, seal on Trey White ja suksed kutid on ju, üks huvitav asi, mis Sean McDermott ütles enne seda mängu oli see, et ta kommenteeris Jacoby Myersi, ta tõi ise Jacoby Myersi üle nagu lihtsalt pressikonverentsil jutuks ja ütles, et küll see oli hea edition Jacksonville, see on nagu, et okei, huvitav. Kas ta olid ise ka seal sweeptake'is vist või? Ma arvan küll jah, et ta nagu kuidagi, et see tsitaat kuidagi oli lihtsalt selline, et küll see Jacoby Myers on hea mäng ja see on nagu, okei, davai. Aga Jan, siin on üks vinge storyline on ka seoses Josh Alleniga on ka see, et Josh Allen ja Trevor Lawrence, väga sarnased hooajad by the way. Josh Allen oli siis ju total touchdown'ides quarterbackides jooksu ja söödu touchdown'is teine, 39, Trevor Lawrence oli kohe selja taga 38, 3 on ja Trevoril on 9 rushing touchdown'i, Josh Allenil on 14 on ja, et kehatüübilt on ka sarnased ja Trevor võib-olla ei saa piisavalt kreditit, aga ta liigub väga hästi tegelikult nagu. Hooajal teises pooles eriti, ma arvan, see on väga paljult ka see, mis Jacksonville nagu ründe nii-öelda lahti muukis, eriti endzone'is nagu, kuigi see Chiefsi mäng, mis ma arvan kõik me oletame, kus ta kukkus ja siis jooksis ikkagi touchdown'iks, et see oli hooaja alguses, aga alguse poole. Ja ma arvan, et see oli mingil määral ikkagi tähtis mäng, sest viimased paar nädalat on ju suht
mitu nädalat järjest touchdown'i rush inud, mida me ei olnud tegelikult varem väga palju näinud. Ja ta on oma pikkade juuste ja suure kehaga nagu tegelikult kõik on olemas, et ta mobiilsem QB oleks, keda saab kasutada ka mingi roll-out ides ja nagu Liam Cohen on temaga tegema hakanud. Et ta ei ole lihtsalt puhtalt drop-back shotgun QB, mis on väga lahe näha ja minu arvamus Lawrence'ist oli enne hooaega väga madalal ja väga ootan, mis järgmine hooaeg ka toob ja see mäng on nagu väga suur test, sest tal on ju play-off'is üks võit, mis oli see, kui nad Chargersi vastu 27-0 ja kus nad 27-0 taga olid ja võitsid või mis iganes see seis oli seal. Et ma arvan, see on nagu tema jaoks väga suur mäng, samamoodi nagu Josh teab, isegi kui ta võib-olla ei tunnista seda kõva häälega, et see on tõenäoliselt tema parim võimalus, et lähima või vähemalt seni tema hooajas. Tema karjääris, sorry. Ja siin on ka mõlema quarterbacki, mõlemad kaitsed on väga halvad jooksva quarterbacki vastu ka, et nagu Bills on reaalselt NFL-i kõige halvem, et nagu kui sa tahad nagu touchdown proppe panna, siis Trevor Lawrence'id rushing touchdown ei ole üldse halb otsus ka, on ju. Ja kanname talv tuleb, et kohe niimoodi kurku välja, on ju. Siis special teamis on huvitav, Matt Prater on Billsi kicker, stabiilne olnud, igivana, aga igiliikur paneb edasi aga teiselt pool sul on noor rookie Cam Little on Jacksonvilis, kes ei ole nüüd kõige stabiilsem olnud, aga vend paugutab 67 jardise, 67 ja 68 jardisid on ju. Et seal on, see on ka üks weaponitest, mis meil veel siin rääkimata on. Billsil on, tight endidel on jäänud match-up'id, Dawson Knoxil ja Kincaidil on jäänud match-up'id selle Jacksonvili secondary vastu ja Billsil on küll hea secondary, aga kui me võtame tuumikuna kõik kolm taset, tight end, receiverid ja running back'id, Jacksonvil oli üks ohtlikumaid ründeid tegelikult ju. Sul on ju 3 receiverit, on ju, sul on Brenton Strange on tundmatu nimi veel, aga ta on vaikselt teeb oma nime tight endi peal ja siis Travis Etienne'il on, ta ei ole just receiving back, kuigi, aga kui tal on neid receiving touchdown'i päris palju see aasta, on ju. Jan, ta on tööd. Jep. Ja ma arvan, et see tuleb nagu igal juhul pigem shootout, sest ma olen nii palju näinud seda, kuidas Josh Allen ja Bills suudavad nagu leida mingi lisakäigu alati play-offides ja nad on päris tihti ju suurte skooriga mängudes. Ma arvan, nad suudavad selle Jagsi üllatavalt hea kaitse nagu mingil määral vähemalt lahti muukida. Samas ma arvan ka, et nagu Billsi praeguses seisus nende vigastustega kaitse ei suuda seda lõpuni kinni hoida, mis Jackson veel korraldama hakkab. Ja kumb iganes siin jooksma saab ja enda ründe käima saab, ma arvan, esimesed drive'id on väga tähtsad mõlema. Et kui siin peaks olema mingi selline olukord, et Bills saab esimesena palli, skoorivad touchdowni, Jacksonville peab pantima oma drive'il ja Bills saab uuesti palli kohe tagasi, siis läheb juba väga raskeks seal, kumb iganes see on siis. Jah, Kallaste, sa tahtsid ka veel midagi öelda lõpetusega? Ei, lihtsalt jah, võib-olla see, et nagu sa Liam Cohenit mainisid, ma arvan, et tal on midagi tagataskus, sealt tuleb midagi lahedat, ma arvan Jacksonville'il. Jah, ma ei imestaks üldse, kui sul, ma ei tea, hook and ladder või mingi sweep reverse'id, mingid kõik asjad nagu näidatakse välja. Ja siis lähevad liiga ülbeks natukene võib-olla, vaata see. Jacoby Myers fumblis week 17, kui nad hook and ladderit proovisid teha. Seal oli Etienne ei püüdnud kinni tegelikult lihtsalt. Jacoby Myers on varem ka ühe hook and ladderi iseseisvalt üritanud ja Raiders kootas. Chandler Jones'i pole, aga Nick Bosa või Joey Bosa on seal võib-olla. Et jah, see saab väga vinge mäng meie Eesti prime time'i pandud, et selles suhtes läks väga hästi. Teine mäng, mis on siis pühapäeval 23:30, ma arvan, saab vaadatud küll. San Francisco 49ers mängib siis Philadelphia's Eaglesi vastu ja see on siis see rematch 2 aasta tagusest NFC Championship mängust, kus siis see Brock Purdy see mäng algus kohe viga ja siis see esimene aasta, kui Nick Sirianni läks Eaglesiga Superbowli, kui nad kaotasid hiljem Chiefsile ja Eagles on kodus siis 4,5 punktised favoriidid, aga 49ers on võitnud viimast 7 mängust 6 on ja Eagles põhimõtteliselt pani kõik oma starterid pingile viimane nädal, nüüd kuidas see mõjutab, et siin on alati kahtepidisem mõelda seda on ju, et sul on värske meeskond, aga kas sul on rütm olemas on ju kõik see asjad ja vigasus koha pealt, see ei muutu midagi Jan Joonasoo elus siin viimasel, kas ma jagasin see, sa nägid ka seda elektromagneeti. Ja ma nägin Twitterisse. Ja, et San Franciscos mõeldakse välja igasugused asjad, miks seal vigastada on ju, aga
Trent Williams, nende star left tackle ei teinud trenni neile kaasa, Ricky Pershall, nende number 1 receiver ei teinud neile trenni kaasa, T. Winters, nende starting linebacker ei teinud trenni kaasa ja Tatum Bethune, kes oli siis Fred Warneri asendus, sai ka viga ja ta on hooaja lõpuni väljas nüüd, et nende update koha, kas nad teavad, et kas Trent peaks mängima Ricky? No Shanahan on ka, nagu me kõik teame, eriti fantasy omanikud, on teada-tuntud valetaja. Eelmine nädal ta ütles peale Seahawksi mängu, et kui mäng oleks pühapäeval olnud, siis Pearsall ja Trentil oleks olnud palju parem võimalus tagasi tulla või mängu tulla mängima. Samas, nii palju kui insiderid reportivad, kes on siis Matt Majoko, kellel on iganädalane podcast John Lynchiga ja tiimi insiderid ütlevad, et nii Pearsall kui Warner on in doubt või Trent Williams, sorry. Et nii Williams kui Pearsall on in doubt, nad kindlasti proovivad Trenti eriti, ma arvan, välja saada. Pearsallil on see mingi põlvevigastus terve hooaeg olnud tegelikult nagu segamas teda, väidetavalt ta tegi seda Bearsi mängus hullemaks ja see ei olnud hästi recover inud. Eks me näe, kui ma peaks praegu pakkuma, siis ma eeldaks, et nad on päriselt game time decisionid ja ma eeldaks, et kumbki neist ei mängi, sest et ei kõla hästi see, mis Trenti kohta öeldakse, et ta pole ikkagi ühtegi practice'it teinud. Tänane report ei ole veel välja tulnud, eks me näeme sealt, kui ta on limited täna, siis ta mängib kindlasti, aga praegu kui ma peaks arvama, siis ei. Ja kiiresti veel see, et Bethune kaotus on väga suur, sest ta oli ainus linebacker, kes seal hästi mängis. Ta oli küll, film breakdown vaadates, ta ei committinud, kui ta nägi, et sööt hakkas tulema, siis ta mängis safe'ilt ja pigem lasi selle 6 jardi saada ja lähme järgmise play juurde. Aga ta oli ilusti coverage'is ja ta rush'is passi või ta rush'is söötudele ka ilusti vastu. Et see on väga-väga suur kaotus, sest hetkeseisuga kõik 6 linebackerit Ninersil, kes nagu hooaja alguses rosteris olid, on vigastatud. Jah, et sa võtad practice squad'i vendi potentsiaalselt, kuna T. Winters võib ka olla banged up, et võib-olla ei mängi, mis iganes see on, et seal võib 2 uut olla, et see ei aita üldse kaasa, eriti kui sa lähed vastu Saquon Barkley'le, et nagu siin ongi minu meelest Eaglesi koha pealt on see, et kui sa siin mängus ka Barkley'd käima ei saa, siis teil pole mõtet sinna play-off'is edasi niikuinii minna, sest et nagu see on ideaalne match-up ju. See on nii do or die Philadelphia jaoks kuidagi, et kui sa isegi kui sa võidad selle mängu ja sa võidad nagu koledalt, siis küsimused ei lõppe ära, vaata, et see ongi see, et sa peaksid tegelikult selle San Francisco vastu suutma joosta või tegelikult peaksid suutma kõike teha, aga tõesti see töö, mis Shani ja Sala on teinud, et ma nagu ootaks ka pigem Saquonilt suurt nädalat, aga me teame, kuidas Eagles see hooaeg mänginud on sellistes olukordades. Aga jah. Jah, ma hakkasingi nüüd rääkima, et Ninersi fännide hulgas ja nagu ka erinevate podcast'ide hulgas on nagu minu arust tekkinud välja nagu 2 narratiivi sellest mängust, et esimene on see, et Eagles on täpselt see tiim, keda sa tahaksid play-off'is mängida, sest nende ründel on ju 3 and out'i nagu protsent kõige suurem NFL-is. Suudad sealt palli kätte saada, on hästi ja nende kaitse on küll hea, aga vaata, kui hästi Brock Purdy on mänginud, vaata hästi, kui hästi see rünne on mänginud. Sul on võimalus, sest nende rünne on nii sitt. See teine narratiiv, mida ma kahjuks, kuhu ma ise ka kaldun, on pigem see, et Eagles saab korrata sama, mis Seahawks tegi küll väiksemal skaalal, aga ikkagi nende kaitse on ründeliinist eriti, kui Trent ei mängi nii palju parem, et Brockil lihtsalt ei ole aega sellele. Nad saavad CMC kinni võtta oma lihtsalt selle keskmise D-line'iga, mis on reitsilt hea, Davis on suurepärane seal olnud ja ründes samamoodi, kuigi ma olen Eaglesit jälle kuidagi see aasta sattunud palju vaatamist, minu arust Eesti aja järgi meil just näidatakse ka neid jube palju, mingi Black Friday mängud ja asjad olid ka, siis selle kaitse vastu, sa võiksid ju saada kõik käima ja sa võiksid nagu selle võidu võtta järgmisesse nädalasse suure hurraaga minna. Ja see, et nad lasid nagu tähtmängijatel puhata on ka kindlasti eelis, sest Niners nagu kuigi see Seahawksi mäng oli kole ja kõige suurem 10 punkti blowout, mida ma olen näinud, siis nad jätsid nagu kõik endast sinna väljakule ja see oli rets, kuidas Seahawks hittis neid. Et ma olen ega ma fännina alati loodan ja nagu süda ütleb, et Niners võidab ja fuck Eagles ja kõike muud, aga ma kardan seda tiimi ja ma Loki arvan, et Eagles on veidi underrated NFC-s isegi võib-olla.
ja ma just vaatasin, sa tõid välja selle, et see keskmine nagu Eaglesi interior D-line ehk siis defensive tackle'id on head. Jalen Carter on NFL'is number 1 pass defense ides kaitseliinis ja Jordan Davis on number 3, tal on 1 vähem. Cam Haywardil on ka sama palju, ta on viigis 7, tal on Jalen Carteriga, aga nagu see Brock Purdy ei ole kõige pikem quarterback ka, on ju, et see ja pluss veel lisaks sellele, Eagles saab väga-väga hea tight endide vastu. Ja see kui sa Kiddle'i ära võtad, vaata, eriti kui Bershal ei mängi, siis on väga raske näha, on ju. See receiving core on a bunch of nobodies, nagu ma ei tea, raskeks läheb, mina arvan, et raskeks läheb, ma ausalt öeldes ise, ma näen, miks see esimene narratiiv inimestel nagu pähe tuleb, mis ma rääkisin. Ja see game script, aga nagu, minu arust on ülitähtis siin see mäng esimene drive punktid saada, kui mina coin flipi võidaks, ma võtaksin siin palli ja ajaksin need Philly fännid halvaks tööks, eriti kui nad 3 and out'i teevad kohe otsa, täpselt sama, mis ma siin Pilsiga rääkisin, et ajaneb pahaseks ja tuju sitaks ja siis võib mängida küll juba, sest coaching'u eelis on Ninersi kindlasti olemas. No jah, Big Ben ja Shanahan on väga hea match. Jah, viimase asjana ütlen veel, siis ma lasen teil ka rääkida, aga Fangio ja Shanahani match-up'id ei ole Shanahanile ajalooliselt hästi lõppenud, ta vist ei ole kordagi üle 19 punkti skoorinud või mingi viimased 4 korda ei ole üle 19 punkti skoorinud, et jah, tuleb raske. Ma arvan, et Eaglesil on siin, nad on favoriidid, nad on kodus, West Coast'ist East Coast'ile lendamine on alati raske on ju tiimidele, et ma näen siin tegelikult kahjuks palju põhjuseid, miks Eagles võiks selle mängu võita. Ja no special tiimi koha pealt, üks koht, kus teil on eelis, on Eddie Pinheiro, by the way. Pole paha asendus Jake Moodile, on ju? See, kui Moody ju lõi Washingtoni eest veel week 18 ühe väga koleda posti, ausalt öeldes tuli väike naeratus. Ja Eaglesi pool, Jake Elliott on 27-20 ainult extra pointides on okei olnud, aga Jake Elliott on struggle'inud, see on Philadelphia's olnud üks suuremaid storyline'e ka tegelikult, et see on hea meeskond, või noh, selle taga, et rünne struggle ib, on ju, see on põhiasi, on ju, aga kiiresti Kallaste take. Jalen Hurts, see stat on naljaks, kui ta viskab alla 200 jaardid on nagu meeskond võidab kogu aeg, kui ta viskab rohkem, siis kaotavad, vaata. Aga see rünne, seal on piisavalt minu meelest staare, kui nad jäävad algusest taha ja kõik ei õnnestu nende peal, siis seal nagu see, minu meelest see vibe ja motivatsioon on ka siuke, mis võib hakata neid veits segama või? No jah, vaata Jan viitas ka sellele, et sa tahad Philly tiimi ja sa tahad Philly fännid ka nagu närvi ajada, vaata kohe alguses kuidagi, et või seal vaata hooaja algus see Rams'i võit, kui nad võitsid selle field goal blokiga, see oli ka vaata neid 17 taha äkki või? Ja siis nad avasid playbooki ja Hurts hakkas paugutama ja nagu see tundus justkui nagu selline ja neil on hooaja jooksul veel mingid perioode olnud, see mingi Minnesota mäng äkki oli, kus Hurts, pall liigub, vaata kui AJ Brown draamatses ja palli hakkas saama. Et see on nagu nii siuke kuidagi müsteerium, et kuidas nad nagu stabiilselt ei suuda niimoodi mängida, sest nagu tegelikult kõik on olemas, et ma Eaglesi poolt jah, ma arvan Jan nagu rääkis selles mõttes kõik need nagu aspektid lahti, aga vastupidiselt, kui Eagles peaks varakult juhtima saama, siis see mäng, ma arvan, nad kägistavad, nagu nad on see aasta kõiki teisi tiime kägistanud, et sa lihtsalt ei saa seda palli liigutada teisel poolel Eaglesi kaitse vastu. Ja, ma pigem ka nagu Eagles võib ära sõita sellega kiiresti, et sellepärast San Francisco peab, kui nad saaks kohe palli ja saaksid oma ründe käima, siis seal on variant küll jah. Ja Hill mängib põhimõtteliselt rolli, see on East Coastil ka, et Philadelphia's küll mängida ka kõik need asjad ka, on ju. Aga siis esmaspäeva varahommikul seesta järgi kell 3 on siis viimane mäng pühapäeval ja see Los Angeles Chargers läheb siis New Englandisse, samamoodi tuleb West Coastilt East Coastile lennata vigastuste koha pealt. Omarion Hampton on natuke banged upitud, Chargersi running back, no running back, aga ta peaks okei olema. Jared Wilsoni saab Patriots ka tagasi nende rookie left guard'i, kes on siis concussion'iga praegu limited, peaks saama. Üldjuhul, kui sa oled limited, mens ta ei saa tavaliselt mängida. Patriots on 3,5 punktised favoriidid kodus on ja, aga see stat, mida me oleme kõik näinud, et Patriotsil oli mega lihtne schedule nagu ka 49ersil on ja. Tegelikult hooaja, ma kiire, jälle. Okei, ja ma tea, kui sa lähed ja tegelikult kui sa vaatad nüüd tagasi ei ole. Hooaja lõpus seda ja neil oli mingi 16 kõige raskem schedule, et nagu league average, sest Colts oli palju parem, kui nad Coltsiga mängisid, siis võib-olla mitte, aga ikkagi need tiimid olid palju paremad lõpuks, kellega nad mängisid seal, kui arvati. Jah, that's fair. Ja aga Patriots on siis ühe võidu saanud ainult meeskonna vastu, kellel on üle
rohkem võitu kui kaotuseid, ehk siis sellise Pilsi mäng esimene on ju. Et see on see üks asi, suur katsumus ja kui Jan ütles seda Bearsi kohta on ju, et nagu Bears ei ole kunagi nagu play-off'is mänginud. Patriotsile ka tegelikult, see on siuke nagu noor meeskond, see on kõva katsumus. Vrabel on mänginud play-off'is, aga Vrabel ei ole ka tegelikult väga hästi kunagi play-off'is hakkama saanud ju. Välja arvatud see üks run, kus nad jõudsid championship mängule vaata. Nagu, et ma ei tea, Kallaste. Patriots on favoriit põhjusega on ju, aga see on siuke koht, kus siin nagu sneaky upset on olemas ju. Jaa, jah, ei on küll tegelikult, aga jah, ma lihtsalt kardan, et Chargersid pole piisavalt, et nagu neil on need jupid selles mõttes, nagu sa mainisid, et kui nad saavad selle Hamptoni käima Vidali või midagi sellist või et Herbert teeb mingi hullu pöörase mängu. Aga mulle lihtsalt tundub, et see ainukene asi, mida sa nagu Patriotsil tõesti ette saad heita on see, et nii vähesed nendest mängijatest on nagu mänginud play-off'i tasemel, aga Mike Vrabel, ma arvan, on üks treener, keda ma nagu usaldan sellises olukorras, et ta suudab need mängijad mängima panna, et see kunagi ei tea, et võib-olla see Drake May MVP kampaania, me päris kindlalt veel ei tea, aga mis siis, kui varakult juhtub turnover ja midagi hakkab kokku varisema ja Chargers näitab midagi, aga ma ei tea, ma lihtsalt kardan, et Chargers jookseb vastu seina ühel hetkel ja Patriots paneb selle mänguga vähemalt minema, kui mitte ei blow out'i juba varakult tegelikult. Ja siin on minu meelest nagu see, mis Jan ütles eelmine nagu 49ersi kohta, Chargersi kohta kehtib sama. Chargersil on nagu eliitkaitse ja Patriotsi rünne ei ole endingimata näinud suksi kaitset see aasta väga palju, et see on üks asi, kuidas Chargersil on võimalus. Ja kui nad saavad mängida eduga ja Drake May peab arutama lahti selle secondary, vaat see on üks asi, kus ma pigem siis ma kaldun juba Chargersi poole, sest neil on playmakerid seal ka secondary's ja kaitseliinis samamoodi ja neil on ju 2 rookit alustavad vasakul pool, Will Campbell on hästi mänginud, aga ta on ikkagi rookie, et ta on struggling, et pressure rate on kõrgem kui average ja kõik siuksed asjad ja Jared Wilson samamoodi left guard on ju, sul on Khalil Mack, sul on tuli selle nimega sa oled üksi, ma ei tea peast seda öelda. Ja see on 13 säki by the way, tal oli NFL. Ja Odafe Owe, kellel on ka mingi 9 või 8 või. Korjas peale treidi korralikult. Ja, et see oli teie poiss, sorry, mul juba unustan, seal oli veel üks. Et kui Patriots jääb selja taha ja nad peavad hakkama viskama Drake May'le, vaat see on see moment nüüd, Drake May, näitame, mis sul on, vaata. Et see on selles suhtes väga fascinating mäng, et lihtsalt näha mõlemat meeskonda. Aga teiselt poolt Jan, jah, Chargersil pole ründeliini, jah. See on päris suur probleem. Ja nad on ju, Herbert on terve hooaja seal põgenenud oma elu eest, et söödud nagu välja saada ja ma olen nagu, Herbert on alati see what if quarterback olnud, aga nagu see aasta teda vaadata, et kui nagu väga ta tegelikult seda tiimi tassis ja kui palju ta nagu oma õlule pani, et see ei ole võib-olla nii flashy kui siin mingi Lamaridel ja Joshidel, et aga ta on kindlasti top 5 QB NFL-is ja kui neil on võimalus seda mängu võita, siis ma arvan, see peabki olema see, et nende minu arust väga alahinnatud kaitse nagu eriti selline keskmise fänni hinnangul võib-olla, kes ei satu Chargersit nii palju vaatama. Et nende kaitse peab selle Patriotsi nagu uskumatult hea, eriti sööduründe nagu kinni võtma ja Herbert peab lihtsalt ellu jääma ja kui ma oleks Chargers, siis ma lihtsalt prooviks joosta selle tiimi vastu, sest kuigi nad saavad Milton Williamsi tõenäoliselt, või nad said juba tagasi. Et ma ikkagi prooviks selle mängu puhtalt jooksuga ära võita, sest see on midagi, mida Harbaugh oskab teha. Üks jooksu vastu iseenesest Patriots on päris hea olnud, aga nad on strugglenud jooksva quarterbacki vastu, aga jooksva quarterbacki stat on ka natukene alati nagu imelik, see oleneb milliste quarterbackide vastu sa oled mänginud, sest kõik ei ole jooksvad quarterbackid, et see stat ei ole ka nii must ja valge. Aga ja teiselt poolt vaata, võib-olla natukene, mis aitab Chargersit kaasa, on see, et nagu neil on okei kaitseliin Patriotsil, aga nagu neil ei ole seda alfa defensive endi seal vaata, et nagu ja Shayshawn on päris hea story olnud on ja Harold Landry on ka solid veteran, aga see ei ole, need ei ole nagu eliit vaata defensive endid, kelle pärast pead muretsema vaata, et nagu, aga Greg Roman on offensive koordinaator ka Kallast kui palju seda usadama kui me jooksvatest quarterbackidest juba räägime ei jah, nagu kuidagi kurat ma ei tea jah, võib-olla endal lihtsalt on mingid teemonid sellest kõigest sellest ajast, kui Patriots seda AFC-d valitses, aga ma nagu ei näe
ma ei tea, Foxborough ei ole lihtne koht, kus mängida noh. Lihtsalt ma arvan, see eelis on rets neil. Et noh, see New England või Boston ei ole koht, mis nagu külalisi väga kenasti vastu võtab sellele staadionile, et noh, Chargers peab varakult seda mängu kontrollima hakkama, sest ma arvan, et kui seal läheb nagu siukseks nagu kaevikusõjaks, siis Patriotsil on piisavalt ja noh, Drake kõik, noh okei, jah, see schedule, seda saab alati ette heita igal tiimile põhimõtteliselt või noh, sellises olukorras, aga Drake on ju kõigi katsumustega see aasta toime tulnud ja ma ei näe, et see wildcard round peaks mingi ülemäära tugev pinge olema, eriti Chargersi vastu. Ja siin on nagu, see saab olema nagu, minu meelest on see, mis see oli 3,5 oli vist eile, spread. Ma ütleks, et õige, koduväljaku eelis on tavaliselt 3 vaata, ehk siis tegelikult on coin flip game, et nagu Chargersil on kõik, minu meelest Chargersi kaitse on see X-Factor siin, kui nemad suudavad domineerida oma poole peal, sest et Patriots ründeli on samamoodi struggle'inud ja neil on ju Khalil Mackide poisid seal, et nagu Will Campbell nägi on ju Miles Garretti vastu struggle'is. Khalil Mack on ka siuke grown up man nagu samast stiilis, et see on siuke huvitav, et igal juhul see on väga vinge mäng, et see ka pühapäeva öösel siis kell 3 või vastu esmaspäeva Eesti järgi. Ja viimane mäng on ju, Monday Night Football, see on siis viimane Monday Night Football on ju. Järgmine nädal enam pole. Jah, laupäeviti, pühapäeviti on divisional roundid. Ja vist küll. Ja seal läheb siis vastamisi Houston Texans ja Pittsburgh Steelers. Ja eelmine nädal said Monday Night viimase mänguga sai NFL väga hea kingitused Ravensi ja Steelersi vahel, et nüüd vaatame, kas suudab Steelers samamoodi teha seda Texansi vastu. Vigastuse koha pealt Steelersile Darrell Washington, nende suur tight end on nüüd IR-is tegelikult juba eelmist mängu pandi, et ma pole lihtsalt maininud. Ja aga Steelersi rünne pole kõige plahvatuslikum, Texansil on üks parimaid kaitsid NFL-is, Texansi rünne on ka siuke on ja off, Steelersi kaitse ei ole ilmtingimata halb, me räägime kaeviku sõjast, siis ma arvan, see kaeviku sõda tulemas siin. Jah, 100%. Et ja see minu meelest näitab ära, ja see annab mõlemale meeskonnale võimaluse minu arust. See tuleb, noh, mõlema tiimi tugevus on kaitse selgelt ja noh, Texansil võib-olla nagu eriti, aga jah, see peaks olema nagu see mäng, et noh, tõesti nagu siin me ei oota nagu, et siin mingi shootout tuleb, aga noh, üks tiim, kellel nagu see shootout'i variant rünnakus on pidevalt olemas ja noh, ma ei väsi seda ütlemast, Houston tegelikult võiks plahvatada ühel hetkel söödumängus eriti. Et okei, ründeliin, sa ei saa jooksuga nagu tingimata seda kõike kontrollida, aga sul on mingi 4 receiverit, kes noh, ma lihtsalt ei näe, et Steelersid väga palju cornerid on, kes nendega kaasa suudaksid joosta, aga noh, kui TJ Watt teeb ühe play ära, kui Cam Hayward teeb ühe play, Alex Highsmith teevad ühe play, siis on 3 drive'i juba kinni. Ja, ongi, ja neil tacklid on struggle'inud ka vaata, see on see üks match, Steelers peab kindlasti võitma, on ja. Aga Jan, mis sa arvad, kui suur DK Metcalf on siis tagasi Steelersi star receiver, mis sa arvad, mis tema efekt on siin? No suur, selles mõttes, et me nägime ju, mis 35-aastastega Rodgers pidi mängima seal, et 2 nädalat ilma temata, noh isegi kui ta ei saa volüümi, siis ta stretchib nagu väljakut pikemaks, on ju. Alati, kui ta pikka jookseb, on soht, eriti kui sa üks-ühele jätad tema, et ta püüab sealt mingi tagumisse õlga endale feidi, on ju. Et see on kindlasti Rodgers nagu see nii lahe oli vaadata seal Ravensi mängu järgi, kuidas ta lihtsalt joonistab mingi käe peale endale radu receiveritele nagu lihtsalt kavandab, mida teha. Ja ma arvan, tema ideaalmaailmas ta calliks ise enda playsid ja ei oleks mingit OC-d talle kõrva vaja kardama. Aga seda kindlasti aitab. See on nagu ikkagi, see suspension läks talle mingi 40 miljonit maksma, aga see, et ta play-offiks teks tagasi on suur, väga suur. Ja minu meelest see efekt, mis sa ütlesid ka, et ta üldse väljakul on, see annab päris palju juurde, see avab hästi, et aga keegi nendest Calvin Austinist, Thielenist ja MVSist peab step up ima või siis Pat Firemouth on ju. Et või John Smith on ka seal meeskonnast, by the way, nagu pole väga palju kasutust saanud viimasel ajal. Et see on huvitav vaadata, kui palju see Steelersi rünne suudab teha, et ja noh, üks asi, milles on Rodgers väga hea, ta neutraliseerib selle pass rush'i ära, NFL-is kõige parem number 1 siis ründeliin pressure rate'i vastu, aga su tacklid lähevad vastu Will Anderson ja Daniel Hunter on ju. Ja sealt second levelist tulevad tüübid ikka täie hooga alla ka, et need dump-off'id sa pead väga palju tackleid breakima, kui sa tahad dump-off'idega seda Houstonit võita. Sa pead lootma, et Al-Shayer visatakse välja mängus kuidagi. Ja midagi sellist, mis ei ole väga mitte tõenäoline. Ja ei, see poiss on ikka päris lühikse süütanud nööriga. OS korra 2 ikka juhtub. Aga Gainwell ja Warren on väga suured weaponid siin mängus, et kui nad saavad jooksumängu käima Warreniga ja kui nad saavad Gainwelli,
ausalt öeldes me peame off-seasoni korra tagasi vaatama, mida asja see Gainwell on teinud nagu üks parimaid off-seasoni signinguid üldse üle pika aja nagu ta efekt on nii jõhker ja ma poleks kuidagi arvanud, et ta siuke receiving back on vaata. nagu see on päris vinge, mis ta on teinud ja noh, Texansi poole pealt 4 receiverit, mis sa mainisid ka, sul on Nico Collins tagasi, sul on Higgins, sul on Noel, 2 rookit Iowa State'is mõlemad ja siis sul on ju Xavier Hutchinson ka, kes mängis hästi, aga kõige parem match-up siin mängus on Dalton Schultzil. Steelers on struggle'inud räigelt tight endide vastu ja põhimõtteliselt, mis sa tegema pead, otsi üles, kus on Patrick Quinn, vaata, kas on mingid meest, okei, meest, Patrick Quinn, keda Patrick Quinn katab teda, okei, davai, sina saab palli. see on tema suurim probleem, sest vaata, kui ta välja tuli LSU, siis oli see, et ta on kiire backer, vaata, siis ta sai kohe selle templi külge, et ta on coverage guy, ta ei ole coverage guy. Ta oskab ainult edasi minna, tagasi ta ei oska liikuda. Ta läheb alla mäge, tal rohkem ei ole, et see on jah, et nagu ma räägin, inimesed väsivad ära selle kuulmisest, aga jah, ma lihtsalt ei suuda uskuda, et Houston ei ole nagu plahvatanud sööduga eriti. Et neil on neid püüdeid, neil on 5 tükki, Christian Kirgi võid ka sisse lisada sinna, et see jah, aga neil on suuremaid probleeme ründes olnud. Jah, ründeliin ja jooksumäng ei ole ka hea olnud, et Joe Mixon oleks päris hea. Joe Mixon oleks sellises mängus väga vajalik, jah. Ja. Aga siis kickeri koha pealt ka Chris Boswell lõi siis oma esimese ekstra pointi mööda, ametlikult läks kirja blokiks by the way. NFL ütles, et see oli blokk, et kuskilt vist sai see 35 vist Ravens'is näpu vahel, aga mis vahet seal on. Aga Boswell on weapon ja Kairi Verbeern samamoodi, aga Kaimi peab väljas lööma nüüd. Vaat see on üks asi, mis nagu Pittsburghis ei ole lihtne lüüa. Plus Pittsburghis löömine on alati, nagu me eelmine nädal nägime, ei ole lihtne. Jab, Boswelli poolt samamoodi on, isegi kui see blokid on. Et see on, Steelersil on räige Unk Bowl, see on lihtsalt lahe, kui nad võidaks paar mängu lihtsalt see story ja need mängijad, kes seal on ja Texansil on samamoodi. See on siis, kas Texansi siis nagu esimene samm edasi vaata eliidi poole Stroudi suhtes ka, et nende 2 vinged storyline'i. Aga mis me siis arvame see nädal? Et me teeme siis oma playoff bracketit ka ära, aga seoses sellega me saame esimese raundi ära ennustada ka, on ju. Et mis me arvame, et siin mängudes on ju. Ma võtan ka oma äppi lahti jälle, sest ma olen seda mingi 5 korda muutunud, sest mingi hetk mul oli Rams Steelers Superbowli ja Rams võitis Superbowli, et nagu ma olen selle 1,5 tunni jooksul, mis me oleme lindistanud, ma olen mingi 3 korda seda muutunud, nii et nagu, see näitab ära, kui keeruline see on, see on uskum, ma ei mäleta nende aastate jooksul, mis ma olen vaadanud, et oleks ühtegi nagu nii rasket Superbowli, Superbowlist rääkimata nagu esimest nädalat, mida pikkida. Aga alustame lihtsalt, alustame NFC poole pealt. Esimene mäng, Rams Panthers, lihtne, Rams kõigil on ju. Jah, Rams. Okei, väga hea. Kuigi ma arvan, et Panthers nagu suudab hängida seal on 10 punkti poolane spread, mis on minu arust nagu play-off'i mängus nagu nõks liiga palju, jumal teab, aga Rams võidab selle mängu. Jah, Rams võidab selle mängu. Siis Eagles 49ers, okei Jan, mis sa teed siis? Ma luban, et ma olen pühapäeval äärmiselt suur Ninersi fänn ja ma olen iga päev väga suur Ninersi fänn ja ma tahaks, et Philadelphia oleks kurb ja nad kõik nutaksid selle lambipostide, et võetaks maha, aga ma arvan, et Eagles võidab. Ja ma olen nõus, mul ka kalgaste. Okei, jah. Siis võib-olla NFC kõige suurem küsimärk on Packers Bears, nagu me rääkisime ka, close mäng on ja kõik nagu tunduvad, et eksperdid lähevad rohkem Packersiga. Ma arvan, et Bears saab kätte selle. Ma võtan Bearsi. Minul on ka Bears. Ma jään Packersiga. Okei, väga vähemalt kõik ei ole ühtemoodi, okei. Et coin flip game ja mõlemal, see olen natuke McPlay'st ka ja, aga Jordan Love ei ole ka mänginud, et kui roostes ta on, vaata, et see on ka kõik siuksed nagu ja Calebit, sa ei saa kunagi Calebit usaldada, sest ta alustab mega sitast, aga ta võib lõpetada mingi eliit tasemel. Kui nad nagu ühe skoori kaugusel, löögi kauguses on, siis Caleb teeb midagi ära seal, vaata. Aga see peab rünne olema, mitte kaitse, nende kaitse ei saa stoppi lõpus, et nagu Jordan Love teeb selle ära, vaata. Siis, AFC poole pealt, Chargers Patriots on võib-olla kõige siuksem, kõige lihtsam või nii palju, kui ma tahan Chargersist võtta, ma pigem Patriots samamoodi nagu Bears võtab kodus selle number 2 seedi, võtavad selle mängu ära. Ma pigem olen ka üllatunud Chargersi võidust, kui see, et ma valin Chargersi ja Patriots jookseb mingi 20 üle neist. Ja mul on ikkagi ka, et ma olen seal mängus kindlasti Chargersi poolt, sest ma tahaks Herbertit mingil play-off'i runnil näha, aga ma arvan, et ka jälle sama see West Coast'ist East Coast'i lendamine, tackleid ei ole
ma arvan, et Patriots võtab selle siit napimängu ära ja siis peame nädal aega kuulma, kuidas Drake May on MVP ja kõik need narratiivid olid valed ja bla bla. Eks siis kõik midagi ei muutu ühesõnaga. Jah, läheb edasi. Üks asi, mis võib ära mainida, mida me ei ole unustasin eelmine kord ka teha, siis Pils mängis oma viimase mängu, vaata koduväljakul nad lasevad nüüd õhku seal, ehitavad uue, vaata. See Ralphie klassikaline staadion. Ainuke viis, kuidas nad saavad ühe veel mängida, kui Chargers võidab. Kui Chargers mängib Pilsi vastu championship mängu, siis see oleks Buffalos. Et see oleks ainuke võimas, see oleks võib-olla vinge storyline. Aga siis rääkides Pilsist, teine mäng on ja Bills Jaguars. See on kõige raskem mäng minu meelest. Nagu, ma tahaks Jaguars, aga ma arvan, et see on Bills. Ma olen flip-flopinud edasi tagasi ja ma tõenäoliselt otsustan nagu bracketi peab parem ära tegema, aga ma lõpuks otsustan alles pühapäeval, aga ma praegu lähen ka Pilsiga ja ma arvan, et see on ka kogu AFC nagu playoff picture jaoks kõige tähtsam mäng. Sest Pils Broncos ma oleks suht kindel Pilsis, aga eks ma näe, siin on palju aega. Kallaste, mis sul on? Jacksonville. Mul on Jacksonville alles, ma jätan Jacksonville, fuck it, ma tahan Jacksonville'i näha seal, fuck it. Aga ma tahan Jacksonville'i Superbowli näha, see on nii lahe tiim. Ma ei oleks üldse vastu. Ja. Siis AFC ja viimane Texans Steelers, ma võtan Steelers, mulle lihtsalt meeldib see fucking storyline, see kõik, miks see on. Ja Texans oma võib-olla ei ole nii huvitav ma jaoks, aga ma Kallastan Texans on ju. Ma võtan Texansi, kuna Steelersi storyline on nõme. Ja, aru saada miks, isegi nii õnnelik kui Kallaste oli, sellepärast, et Harbo lahti lastakse, kui Steelers võidab või 2 mängu on championship mängu, siis ta ei ole enam väga happy. Ei, nagu John Harbo üle ma olen ikkagi kurb, Pittsburghi kaotus üle ma ei oleks sentigi kurb. Okei, mis sa arvad, Jan, kes sul on? Kui Ramsi mäng välja jätta, siis see oli minu jaoks kõige lihtsam, mida valida ja ma arvan, et kuidagi Steelers võtab selle ära. Ja ma lihtsalt usaldan seda, et Tomlin kodus underdogina. Me kõik teame, mis need rekordid seal on ja see Houston on nagu, kuigi ma tahaks ka, et nad plahvataks ja sealt tuleks mingi punktide laviin, siis Rodgers selle kaitse vastu, kui keegi on, kes suudab nagu midagi seal teha niimoodi, et selle lahti harutada ja selle Texansi ründe kinni panna, siis see on Steelersi kaitseliin. Aga kuna me ei hakka läbi käima kõikide bracketid praegu, sest et see on ja kuna meil nüüd muutub, et oleneb, et kui Kallaste võttis Texansi, ma võtsin Steelersi, siis see juba muutus Bills, Jaguars muutis räigelt, vaata kes kellega mängib teises raundis, kuna NFL-il on vaata see reegel, et teises raundis see bye-week'i meeskond mängib alati kõige halvima seediga, et see ei ole alati selle fikseeritud bracket, sellepärast on räigelt tead, me kasutame seda äppi by the way. Mike McDaniel lasti lahti just. Tegelikult või? Ehk siis Harbo läheb pilla või? Emergency pood, lähme edasi, ma olen 15 veel. Dolphins have not contacted Harbo. Okay. No just rääkisime, et vist on safe ja... Sõnusime ära, aga vähemalt see juhtum peale podcasti. See on hea, nagu me võime ära mainida. Aga Jan, palju sul aega on veel? Teeme 5 minutit kiiresti. Davai 5 minutit tekstis. McDaniel. Iseenesest ei ole ahvatuse positsioon ju. Sul on see tuua leping on jah? Sa oled tuua taga kinni natukene aega, aga jah, McDaniel on offensive coordinator kandidaat number 1 kohe. Kas mitte isegi peatreener? Miks mitte? Kui ta tahab, vaata üks asi, mis me peame ka meeles pidama, Jim Harbo ütles otse välja, ei John 100% coachib järgmine aasta peatreener on ja, aga võib-olla on parem ka võtta 1 aasta vahele jätta, vaata. Et see on üks asi, aga Mike McDaniel nagu kui ta oleks offensive coordinator, ma üritaks ta kohe saada Giantsisse nagu. Ma arvan, ta võetakse kuskile head coach'iks ikkagi, sest nagu need esimesed paar aastat tegelikult ju toimisid seal nii hästi. Dolphins oli ju see 1 aasta olid, mis oli 2023, kui nad 70 punkti skoorisid ja see oli ilus. Aga ma kiiresti loen siis Dolphins owner Steven Ross met with McDaniel this week to discuss the season. After that meeting and reflection, Ross decided to move on. Ehk siis omanik tegi otsuse. Aga nagu mis siis, nagu jah, Miami on siis total rebuild. Nagu kui see uus coach tuleb, ta teab, et me lammutame kõik ära, meil on Tyreek Hilli eest võib-olla saad midagi kätte, on ju, tuuat on raske liigutada. Aga no mingi pikk äkki saate Hilli käest või siis lased vähemalt mis iganes. Aga
McDaniel, aga McDaniel on siuke coach, kes ei sobi igale poole. Nagu Giants seda ei sobi lihtsalt mentaliteedi pärast. Nad ei taha, nagu fännid ei taha vaata. Ma just oleks välja pakkunud Tennessee, kui nad suudavad ta sisse tuua. Et sa ehitad infrastruktuuri nagu nullist üles ja McDaniel saab nagu päriselt, või ta sai tegelikult oma nägemuse järgi, aga nüüd oleks Cam Wardiga, et seal Titansi olukord lihtsalt sõltub, et ma arvan, et Mike McDaniel arvab, et ta suudab Cam Wardiga töötada küll. No ja see on kõige esimene asi, mis sa küsima pead, on. Jah, et kui sa nagu liidad selle, või et põhimõtteliselt nagu Mike McDanieliga on nagu see, et kuhu iganes ta läheb, sa tead, et jooksumäng on parem, kohe. Et ja ma arvan, et kui ta ei taha peatreeneriks minna, siis need paar offensive coordinatori tooli, mis siin on, pluss Chiefsi offensive coordinatori toolist räägitakse ka päris palju. Et kui nad tahavad oma rünnakut kardinaalselt. Maks just lasi lahti ju. No Tampa Bay. Kas ta Bakeriga tahaks mängida, arvatavasti tahaks, on ja. Aga kui sa mõtled nagu, kas McDaniel on parem optsioon kui Cliff? Sarnased, nad on nagu mõlemad on sarnase sellise olemusega, et justkui veits soft ja nagu ei ole päris nagu chill'i, vaata ma olen nagu I'm too cool, vaata. Natuke liiga cool, täpselt. Aga Kingsbury'l on vähemalt see, et tal on see Jaden ette näidata, vaata. Et okei, Mike'il on see süsteem, aga jah. Buccaneersi OC-ks jääb Floridasse. Jah, ei pea kolimagi. Aga Mike McDaniel on winning record 35-33 by the way. No vaat, nad võitsid 7 mängu see aasta ju. Jah, lõpuks võtsid 7 mängu, eelmine aasta läksid 8-9, vaata ja samamoodi tulid august välja ja vaata, 11-6 olid 1 aasta ja siis esimene aasta olid 9-8 on ja, et kuna ma arvan, et meil ei ole vaatamata selle, et Harbo tuli turule on ja, aga peale Harbo ja võibolla Kevin Stefanski on siuke nimi, kes kõik ütlevad, et ta on väga coach, vaata, kes saab kohe töökoha ja võibolla McCartney ka on ja, kes on valmis minema, aga peale selle, kus meil on nagu, meil ei ole ju kindlaid vaata coach'e. Kusjuures üks asi, mis meil tegelikult jäi vist mainimata eelmine osa ka on see, et Stefanskiga koos vabaneb Jim Schwartz, et need McDanielid ja sellised Kubiak samamoodi, et vaata sa tahad tuua selle mingi veterani sisse. Jim Schwartz, kui Schwartz muidugi talub Mike McDaniel, see võib-olla see ei toimi võib-olla lihtsalt inimeste pärast. See võib-olla see ju, mis Brownsis oli see Hugh Jackson ja kes see kuradi ma kaitsma. Ja see appi jah. Haley või? Haley jah, Todd Haley. Todd Haley jah. Aga jah, et ütleme, kui sa saad Mike McDaniel ja Jim Schwartzi, sellega võiks küll töötada. Rappaport tweetis just, et with John Harbaugh available and Dolphins owner Steven Ross's ties to the family, he now looms as a key candidate for Miami. A reason to fire a coach with the thought that they could get Harbaugh. Ehk siis jah, nad ikkagi kindlasti lähevad tema järgi ja kusjuures sellega oli veel, ma ei tea, kas Jordan Rodrigue vist äkki tweetis seda, et Miami intervjueeris paar päeva tagasi Chargersi assistant GM-i, kes töötas 25 aastat Baltimooris. Okei, ja see on loogiline, see on põhjus ka hea. Et seal on ühendusi liiga palju, pluss Steven Ross on Michigani mees ja Harbaugh'dega hästi lähedane. Obvious. By the way, oleks Michigani töökoht vaba veel, by the way. Esialgu pakutigi, et kuule John, et äkki tõmba nüüd sinna. Aga viimasel, enne kui läheme, meie bracketid, kes meil Superbowl match-upid on? Kui Bills see nädal võidab, siis ma arvan, et on Bills Rams. Ja ma arvan, et NFC-s tuleb välja kumb iganes Rams Seahawksi võidab, sest mingi hetk nad suht paratamatult lähevad kokku, kui esimeses raundis ei kaota Rams või eks ma näe, aga ma arvan, et kumb iganes Rams Seahawksi võidab on NFC esindaja. NFC-st, kui Bills võidab see nädal, siis ma arvan, et Bills tuleb välja. Kallaste, mul on ka Rams, sul on ka Rams või NFC poole pealt või? Mul on ka Rams. That's crazy, mul saab Seattle. Ma tegin nüüd, mul tegelikult ei olnud Rams mõnda aega, aga nüüd ma otsustasin, et okei, ma lähen ikka nendega. Aga ma lähen, fuck it, ma sõidan Steelersiga lõpuni. Steelers nagu Broncos ma absoluutselt ei usalda. Nagu Broncos nagu see. Minul on Broncos. Sul on Broncos või? Okei, see on juba loogilisem, aga Jaguars Steelers oleks päris huvitav AFC Championship by the way. Aga see oli Jaguars Patriots. Jaguars Steelers, eelmine kord oli Saxonville. Fuck it, ma ei tea, kas ma tahan võita või kaotada. Steelers kaotab esimeses raundis, mul on kohta. Ma ei tea, kas ma tahan võita või kaotada. Mul on alati ennustusmänguga see, et keda ma tahan, et võidaks vaata, versus see, kes tegelikult võidab. See on alati nagu, aga fuck it, las ta olla, screw it. Ja siis, kes siis lõpus pead ka ennustama ära siis Superbowli punktide total kogu summa ka, et siis see on siis see tiebreaker, juhul kui lähevad sama punkti summaga, saate mõlemad. Aga meil on siis 8 kohta, kui peatreeni kohta vabad, et vaata, mis peale järgmist nädalat on, et siis
kõik, thanks kuulamast. Järgmine episood on meil tuleb siis kolmapäeval välja, võtame kokku siis esimese play-off'i raundi ja kuule, hea töökutid, oli vinge, sai tund 37, not bad. Ja kui McDaniel just kui poleks McDanieli juhtunud, siis me olime 1,5 tundi, väga hea töö. Täpselt, aga kuule, thanks kuulamast ja näeme siis järgmise nädala kolmapäeval. Tšau. Tšau.